Alustame siis Tööinspektsiooni selle aasta viimase infohommikuga ja tänaseks teemaks on töölepingu lõppemine. Teema, mis töölepingu seaduse 5-aastase kehtivuse ajal on tekitanud palju poleemikat, on jätkuvalt aeg-ajalt keeruline nii töötajatele kui ka tööandjatele ja tekitab jätkuvalt ka kõige rohkem küsimusi, mida me näeme Tööinspektsiooni infotelefoni statistikat vaadates, aga ka vastuvõtule pöördumisi arvestades. Ja kahtlemata on töölepingu lõppemine ja lõppemise vaidlustamine, ülesütlemise vaidlustamine teisel kohal nendest teemadest, mis käivad läbi töövaidluskomisjonist. Aga vaatame siis täpsemalt, räägime üle, kuidas siis üldse üks töösuhe lõppeda saab, millisel õiguslikul alusel ja mis probleemid täna siis rakenduspraktikas ühe või teise lõppemise alusega kaasnenud on või siis võivad kaasneda. Kui me vaatame üldse, kuidas saab töölepingu seaduse alusel siis töösuhe lõppeda. Kõige lihtsam viis, esmane viis, alati võimalus kõigis eraõiguslikes suhetes, töölepinguline suhe ju üks nendest, võlaõiguslik suhe oma olemuselt. Esimene võimalus on alati poolte kokkulepe. Poolte kokkulepe tähendab seda, et üks pool teeb teisele poolele ettepaneku, kui teine pool nõustub, on kokkulepe sõlmitud ja töösuhe seega lõppenud. Järgmine võimalus. Tähtajalise töösuhte lõppemine tähtaja või siis sündmuse saabumisega. Seda siis reguleerib meil töölepingu seaduse paragrahv 80, rääkides siis konkreetselt ainult nendest juhtudest, kus meil on tähtajaline algusest peale tähtajalisena sõlmitud töösuhe, seotud konkreetse sündmuse saabumisega, seotud konkreetse tähtpäevaga, põhjus tähtajalise töösuhte sõlmimiseks õiguslikult ka olemas ja kui see sündmus või tähtpäev saabub, siis ka töösuhe lõpeb. Täpsemalt räägime siis juba mõne minuti pärast. Kolmas võimalus, töötaja surm. Et loodetavasti kõige harvem esinev võimalus, aga siiski esineb, siis need on need olukorrad, kus töötaja aeg siin ilmas saab otsa. Selle töösuhte lõppemise puhul tuleb silmas pidada alati seda, et tööandjal peavad olema kindlad tõendid selle kohta, et tõesti töötaja on surnud. Et ka oma praktikast tean ühte juhtumit, kus tööandja ekslikult, selline tragikoomiline juhtum, kus tööandja ekslikult pidas oma töötajat surnuks. Tegi kõik toimingud ära, maksis välja ka lõpparve, aga kallis kadunuke 2 nädala pärast ilmus tööle tagasi ja küsis endale tööd. Et siis tööandja oli väga kohkunud, ei teadnud, kuidas käituda, kõik kolleegid olid ka väga segaduses, et mis nüüd toimub ja kuidas siis nii ja õnneks kõik kokkuvõttes laabus kenasti, töösuhe jätkub, ma loodan, et tänase päevani, aga segadust kui palju. Nii et alati peab olema siis kindel fakt surmatunnistuses aluseks, et üks töösuhe tööandja poolt töötaja surma tõttu ära lõpetada. On veel võimalus, et tööandja sureb. Kui meil on tegemist juriidilise isikuga, siis juriidilise isiku juhtorgani liikme surm ei lõpeta kohe ühtegi töösuhet. Ehk sellega ei kaasne siis kohe õigusliku tagajärge töösuhte lõppemist. Tööandja surmast tahame me rääkida ikkagi ainult sellistel juhtudel, kus meil on tööandjaks füüsilisest isikust ettevõtja. Ja ka siis mitte alati selle füüsilisest isikust ettevõtja surmaga ei kaasne automaatselt töösuhte lõppemist, vaid räägib siis töölepingu seadus ainult nendest juhtudest, kus see füüsilisest isikust ettevõtja on endale tööle palganud kellegi isiklikuks teenindamiseks. Mis juhtumid need võivad olla, et kus siis on keegi tööle palgatud isiklikuks teenindamiseks. Näiteks on meil puudega inimene, ta on füüsilisest isikust ettevõtja ja tal on vaja isiklikku abistajat. Ja nüüd ta võtabki endale töölepingu alusel tööle isikliku abistaja. Nüüd, kui temaga juhtub see, et teda enam ei ole, siis põhimõtteliselt sellest hetkest, kui ta on surnud, selle isikliku abistajaga töösuhe töölepingu seaduse alusel lõpeb. Sest seda töösuhet ei saa enam jätkata. Seda ei ole mõistlik ka pärijatele üle anda. Ehk see ei ole osa sellest pärandvarast, mis kõigil muudel juhtudel üle läheks. Kui meil on nüüd aga teine olukord, kus meil on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab, kauplust, tal on seal kaupluses müüjad, siis nende müüjatega selle füüsilisest isikust ettevõtja surma korral töölepingud ei lõppe, vaid nad lähevad üle osana pärandvarast.
ehk siis on olukord täiesti teine. Nii et siin me saame rääkida tööandja surmast ainult nendes olukordades, kus meil on punkt 1, tööandjaks on füüsilisest isikust ettevõtjaks registreeritud isik ja punkt 2, ta on võtnud tööle töötaja isiklikuks teenindamiseks. Kõigil muudel juhtudel siis me ei räägi tööandja surmast. Ja kõige klassikalisem, mida kõige rohkem kasutatakse, töölepingu lõppemine ülesütlemisega. Töölepingu lõppemine kas korralise või üldreeglina, vist palju enam esinev erakorralise ülesütlemisega. Ja vaatame siis täpsemalt, mida siis üks või teine ülesütlemine endaga kaasa toob. Lõpetamine poolte kokkuleppel. Nagu ma juba rääkisin, et poolte kokkuleppel lõpetamine eeldab siis seda, et üks pool teeb pakkumuse ja teine pool võtab selle pakkumuse vastu. Ehk tegemist ei ole kunagi ühepoolse käitumisega, vaid tegemist on tehinguga tsiviilseadustiku üldosa seaduse mõistes, tegemist on võlaõigusliku kokkuleppega võlaõigusseaduse mõistes. Et jällegi, kui me vaatame, et kus meil tööõigus täna üldse paikneb, tegemist on eraõigusliku suhtega, tegemist on võlaõigusliku suhtega, kuna pakkumise ja nõustumuse vormi töölepingu seadus ei reguleeri, selleks on üldnorm, üldnormiks on võlaõigusseaduse üldosa pluss tsiviilseadustiku üldosa seadus, tuleb lähtuda siis nendest reeglitest, mis just nendest sellistest üldseadustest, üldprintsiipidest ka kirjas on. Nüüd, kui ettepanek on töötajale tehtud, tööandja otsustab, mul ei ole seda inimest vaja, meie koostöö ei suju kuigi hästi või miks mitte ka töötaja otsustab, et meie koostöö tööandjaga ei suju enam hästi. Iga päev võib tööandja minna töötaja juurde ja töötaja tulla tööandja juurde ja teha talle ettepaneku. Ma teen ettepaneku poolte kokkuleppel meie töösuhe ära lõpetada. Teine pool kahtlemata ei pea selle ettepanekuga nõustuma. Temal on võimalus nüüd käia omalt poolt välja omapoolne ettepanek, milleks võib olla näiteks ettepanek, et jah, poolte kokkulepe võib tulla kõne alla, aga sel juhul, kui, ja see on nüüd koht, kui muidu öeldakse, et töösuhte lõppemine ei saa olla tingimuslik, siis läbirääkimise protsess töösuhte lõppemise osas poolte kokkuleppel eeldab ikkagi teatud tingimuste seadmist või sellega võib kaasneda, see ei ole keelatud, võib kaasneda teatud tingimuste seadmine. Näiteks tingimus, et töötaja ütlebki, ma olen nõus poolte kokkuleppega, aga maksa mulle 2 kuu keskmise palga ulatuses hüvitist kokkuleppe lõpetamisel. Tööandja ütleb, et hea küll, see sobib mulle, kaalusin kõik oma riskid ära, mis sellega kaasneb, vaatasin üle oma rahalised võimalused, et sa oled siiamaani piisavalt hästi panustanud, meie koostöö väga hästi enam ei suju, aga lähme laiali, ma maksan sulle selle hüvitise välja. Mis on siin oluline nii tööandja kui töötaja seisukohalt? Oluline on see, et kuigi seadus ei ütle, ei näe ette poolte kokkuleppele kirjalikku vormi, siis juristina soovitan alati siis sellised kokkulepped fikseerida kohe algusest peale kirjalikult. Miks? Praktikas, töövaidluskomisjoni praktikas, aga ka kohtupraktikas juba on siis esinenud neid olukordi, kus pooled küll sõlmisid omavahel kokkuleppe, kõik oli suuliselt läbi räägitud. Mõlemale poolele oli selge, et tahe on olemas töösuhe lõpetada, arutleti, istuti koos, tööandja tegi ka väljamakse lõpparve osas, aga tunnistajaid ei ole, ühtegi kirjalikku tõendit ei ole, e-kirja vahetus sel teemal ei ole toimunud. Mida tegi töötaja? Töötaja ootas mõned päevad ja saatis seejärel tööandjale kirja, et palun mulle e-kirjaga, palun mulle teatada, millisel õiguslikul alusel ei ole mulle tööd võimaldatud alates sellest ja sellest kuupäevast. Tööandja saatis vastukirja, et kas sa siis ei mäleta, me ju sellel kuupäeval kohtusime, leppisime omavahel kokku, et poolte kokkuleppel see töösuhe lõpeb, ma maksin sulle isegi lõpparve välja. Töötaja saatis vastukirja. Lõpparve, ma ei saanud aru, mis kanne see on, tagastasin selle kande sinu ettevõtte kontole ja küsin veel kord, et miks mul ei võimaldata töötamist, ei ole mingit põhjust arvata, et meie töösuhe on lõppenud ja ma ei nõustu sellega, et me sellel kuupäeval oleksime sõlminud poolte kokkuleppel töölepingu lõppemise. Mis edasi saab? Mis siis nüüd saab? Mis töötaja tegi? Ta ootas veel mõned päevad. Ehk sellest esmasest kokkuleppest oli möödunud juba üle nädala ja ta esitas tööandjale nüüd juba erakorralise ülesütlemise avalduse töölepingu seaduse paragrahv 91 lõige 2 alusel. Miks?
väites, et tööandja rikub oluliselt temaga sõlmitud töölepingu tingimusi. Mis nüüd selles olukorras tööandja peab tegema? Tal ei jää ju muud üle, nii nagu töölepingu seadus ette näeb. Tema ainukeseks kaitsemehhanismiks on pöörduda 30 päeva jooksul, arvates selle ülesütlemisavalduse, erakorralise ülesütlemisavalduse saamisest töövaidlusorganisse. Sest seal enam mingisugust kompromissi sõlmimise võimalus sellistes olukordades 90% juhtudest ei ole. Tööandja pöörduski töövaidluskomisjoni, töövaidluskomisjon vaatas asja läbi, ütles küll kokkuvõttes, et põhjust erakorraliseks ülesütlemiseks ei olnud, leides, et töötaja ei näidanud välja ka piisavat huvi tööle asumiseks, et tal tegelikult oleks olnud võimalused tööle asuda sellel perioodil, sest tema valduses olid veel teatud ulatuses ka tööandja varad. Aga ta ei teinud seda ja luges siis selle töösuhte lõppenuks korraliselt töölepingu seaduse paragrahv 85 alusel. Et see oli siis selle juhtumi tulemus. Aga kui palju ajakulu ja närvikulu mõlemale osapoolega sellega kaasnes, kui see poolte kokkulepe, mis ühise laua taga sai suuliselt sõlmitud, oleks kohe olnud fikseeritud kirjalikult, oleks kogu see järgnev protsess, mitmekuuline protsess ära jäänud. Nüüd ikka rõhutan alati seda, et kõik kokkulepped fikseerige kirjalikult. Nagu te kokkuleppe saate, siis seal samas, ärge jääge ka ootama, et väga pikalt, et nüüd 2 nädala pärast me vormistame kirjalikult või et homme tuleb keegi tagasi, vormistame kirjalikult. Et ei, ja enne ei tasu ka lõpparve väljamakset teha, kui selline kirjalik dokument on iseenesest olemas. Muidugi ega elus kõik juhtumid ei lõppe nii ja õnneks on ka tõesti sellist mõistlikkust ja heauskust ja teise poole huvidega arvestamist ja kõik võib ka väga kenasti minna, et tõesti sõlmisimegi poolte kokkuleppe suuliselt, tegime lõpparve väljamakse, pooled läksid rahumeelselt lahku ja elavad õnnelikult edasi. Aga lihtsalt enda tagala kindlustamiseks on alati parem, kui on olemas ka see kirjalik kokkulepe. Nüüd, mida meilt juristi infotelefonis sageli küsitakse? Et tööandja survestab mind, käib juba 2 nädalat iga päev mulle ettepanekuid tegemas. Jah, muidugi eetilisest aspektist vaadates ei ole selline iga päev töösuhte lõpetamise ettepaneku tegemine töötajale kuigi ilus. Samas seadus ju ei sea mingeid piiranguid, et me võimegi teha ettepanekut selle oferdi võlaõigusseaduse mõistes. Võime me teha päevast päeva, ma võin ka mitu korda päevas käia tööandja juures ütlemas, et ma tahaks ära minna, et teeme poolte kokkuleppe. Ja kuni ma korralist ülesütlemisavaldust ei ole esitanud, siis ma ikka käingi tööandja juures lootuses, et äkki ta ühel päeval annab alla ja me teeme selle poolte kokkuleppe. Nii et siin mingeid kitsendusi ei ole, et mõlemad pooled võivad teha lõpmatuseni neid kokkuleppeid, teisel poolel on alati õigus teha omapoolne ettepanek ehk siis vastuofert. Ehk nii kaua neid kokkuleppe või ettepanekud siis tehakse, kuni tehing saab siis tehtud tsiviilseadustiku üldosa seaduse mõistes ehk pooled reaalselt sõlmivadki kokkuleppe. Teine pool annab aktsepti ja kokkulepe on sõlmitud. Nii et nii palju siis poolte kokkuleppest. Nüüd tähtaja möödumine, sündmuse saabumine. Nagu ma ka ennist ütlesin, tähtaja möödumisega, sündmuse saabumisega saab lõppeda ainult tähtajaliselt sõlmitud töösuhe, ehk siis kõik need töölepingud, mis on sõlmitud näiteks hooajatööde tegemiseks, projekti lõppemiseni, töötaja Kati Karu naasmiseni tööle, ehk siis kas nad on seotud konkreetse sündmuse saabumisega või ka seotud konkreetse tähtpäevaga, mis on juba määratud selles töölepingus. Näiteks on siis pooled kokku leppinud, et tööleping kestab selle konkreetse projekti lõppemiseni kuni 31.12.2014. See on lepingus ilusti kirjas. Me teame, et 31. detsember saabub ja see tööleping lõpeb. Seadus ei näe siin ette täiendavat teavitamiskohustust, nagu see oli kunagi kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduses kirjas. Aga praktikas on ikkagi kasutusel ka selline võte, et kui on sellised pikaaegsed tähtajalised töölepingud, tähtajaline tööleping võib kesta ju kuni 5 aastat, pooled võivad sellise kokkuleppe sõlmida. Nende 5-aastaste töölepingute puhul sageli siiski antakse teisele poolele teada, et tuletan sulle meelde, et sellel kuupäeval meie vaheline tööleping lõpeb. Ehk see tööandjad on nagu selle varem kehtinud seaduse praktikaga edasi läinud. Lihtsalt selline hea tava töösuhetes.
aga seadus ei nõua seda, et see on lihtsalt hea tava, mida võib arendada ja mis ei ole üldsegi mitte paha, eriti arvestades neid aspekte, kus mõnikord töötaja unustab ennast tööle. Muidugi võib teil siin tekkida küsimus, et kuidas saab nii olla, et töötaja unustab ennast tööle. Jällegi näiteid praktikast. Üks näide siis selline, kus töötajal oli aastane tööleping, aga ta vaatas, et abikäsi on ju ikka vaja ja keegi nagu midagi ei teinud ka ja seda ta ka ei kontrollinud, kas lõpparve siis välja maksti või ei makstud välja sellel tähtpäeval, mis oli töölepingusse märgitud. 31. märtsil pidi tal töösuhe lõppema, tema käis tööl rahulikult edasi. Tegi kõiki neid samu tööülesandeid, mis ta oli siiani teinud ja käis niimoodi 2 nädalat. 14. aprillil tööandja avastas, et nii, tal on nüüd üks inimene seal, kes pidi ju tähtajaliselt olema. Et miks ta seal on? Et tegemist oli siis sellise ketikauplusega, kus ütleme, et selline aktiivne juhatuse liige, kes tegelikult seda kõike korraldas ja juhtis, tema kõigis kauplustes igapäevaselt ei käinud, et sealt tekkiski see 2-nädalane nihe. Ja nüüd ta läks sinna kauplusesse, avastas, et see inimene on ikka tööle. Ütles, et aga meil oli juttu, et kui see konkreetne inimene tööle naaseb ja ta on tööle naasnud, et siis sinuga töösuhe lõpeb ja ma olen sulle lõpparve ka välja maksnud, et miks sa ikka veel siin oled. Aga te ei teatanud ju mulle kirjalikult, et mul tähtaeg saabub. No, tööandja selgitab, et aga ma ei pidanudki teatama, et vaadake, seadus ei nõua minult seda, et ma peaks teile täiendavalt teatama seda, et tähtaeg on saabunud. No, et mis me siis nüüd teeme, et milline on siis olukorra lahendus? Esimene küsimus tööandja poolt, väga loogiline, kas ma pean talle maksma selle 2 nädala eest? Jah, väärtusi ta ju lõi. Ehk mis meil tekkis? Meil tekkis selles ajavahemikus 1.–14. aprill sisuliselt uus tähtajaline suhe. Kuigi me ei ole ühtegi kokkulepet sõlminud selles osas, aga on ilmne, et töötaja lõi siin väärtusi. Ta oli kasulik selle tööandja jaoks ja tal on õigus selle aja eest nõuda tööandjalt töötasu. Ja ta saigi tööandja selles olukorras otsustas, et ta maksab selle töötasu välja ja ta maksiski selle töötasu välja. Pooled läksid laiali, töötajaga ei vaidlustanud seda, et kui tegelikult tööandjal võib-olla polnudki see töösuhe tähtajaline, et olekski olnud seda tööjõudu kogu aeg vaja, aga kuna tema tööleping oli seotud konkreetse isiku tööle naasmisega, siis ta ei hakanud vaidlustama ja pooled läksid laiali, kõik olid rahul. Aga nüüd teine olukord. Restoran, suur restoran, tuntud restoran. Abikäsi vaja, jällegi võeti hooajatööde tegemiseks appi kokaabi kööki. Kokaabi tähtpäev saabus. See aeg, milleni ta pidi olema, hooaeg sai läbi, hooaja nii-öelda lõpp oli määratud siis 31. jaanuariga. 31. jaanuar saabus, aga töötaja käis edasi. Ei andnud võtmeid tagasi sel päeval, kui ta oleks pidanud andma. Midagi nagu ei teinud. Käis muudkui edasi. Ainuke asi oli selles, et ta käis hoopis muudel aegadel, kui ta tavaliselt oma tööaja kava arvestades oleks tööl pidanud olema. Ta lihtsalt käis oma siis juba endiste kolleegidega meeldivalt juttu ajamas. Ja nii sai ta seal käia peaaegu et kuu aega, kui siis märgati, et see inimene on jätnud tagastamata teatud asjad, mis kuuluvad jällegi tööandjale. Üks nendest oli siis kiipkaart. Kiipkaardi välja võttes siis võetigi välja, et mis ajal siis ta on uuesti ikkagi pärast selle töösuhte ametliku lõppu, on ta siis sisenenud selle restorani ruumidesse. Hakati teistelt ka küsima, et mis ta siin tegemas käib. Ei, ta käib meil lihtsalt istumas siin ja räägib ja et küsiti, et kas ta tööd ka on teinud. Ei, ta ei ole tööd teinud. Aga miks tööandja neid küsimusi esitama hakkas? Siis töötaja teatas lihtsalt talle selle peale, kui tema käest nõuti kiibi tagastamist ja kõigi muude varade, seal oli ka tööriietest jutt ja kõigi nende varade tagastamist, ütles töötajat, nii, aga ma olen peaaegu kuu aega edasi käinud teie juures, et ma tahan töötasu saada selle aja eest. Muidugi tööandja hakkas uurima, et kas seal on ka nagu millegi eest maksta vaja. Siis tuligi välja, et tegelikult ükski tema töötajatest ei kinnitanud seda, et ta oleks mingilgi moel pärast selle ametliku tähtaja saabumist panustanud veel sellesse ettevõttesse. Ta lihtsalt käis segamas ka veel kõiki teisi. Ühelt poolt muidugi siin tasub tähelepanu pöörata sellele, et töösuhtes ju teatavasti töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, et kus selles olukorras oli juhtimine ja kontroll. Et piisavat kontrolli ilmselgelt ei olnud. Aga teiselt poolt tuvastati siiski ära, see töötaja läks töövaidluskomisjoni, läks töötasu nõudega just nimelt selle aja eest, mis ta siis oli seal, tal oli ka, nõudis välja siis tööandja käest need kiipkaardi väljavõtted, kus on näha tema liikumised.
tööandja tõi töövaidluskomisjoni siis oma tunnistajad ja töövaidluskomisjon loomulikult ka selle istungi käigus küsis mitmeid kordi töötaja käest, et mis te siis rääkige nüüd meile täpselt, mis te selles ajavahemikus tegite, et milliseid ülesandeid te täitsite. Selle peale ei osanud töötaja midagi väita, et tal ei olnudki midagi öelda ja oli selge, et need teised tunnistajad ka ütlesid, et ta käiski lihtsalt meeldivalt aega viitmas. Ta käis lihtsalt rääkimas, vaatamas. Õnneks ta tööandjale ka mingit kahju ei tekitanud, et ta mingid toiduaineid kaasa ei võtnud ega sellist aspekti nagu sellel juhtumil kaasa ei tulnud. Aga talle ei mõistetud ka töötasu välja. Ehk tema nõuded jäeti rahuldamata. Nii et siin see erinevus, et kas ta jätkab, kui ta jätkab, siis kas maksta või mitte maksta. Aga muidugi, mis tähtajaliste töösuhete puhul tasub veel meeles pidada, et see tähtajaline tööleping peab ka tegelikult olema siis seotud konkreetse põhjusega. Nii nagu meile töölepingu seaduse paragrahv 9 ja 10 ette näevad, et tähtajaline töösuhe saab olla või töösuhe oma üldolemuselt on ju määramata tähtajaga õigussuhe ja tähtajaline saab ta olla vaid selgelt põhjusega, kui töötaja suudab vaidluse korral, ütleme, tähtpäev saabub, ta läheb vaidlustab selle, ta ütleb, et see töösuhe oli algusest peale määramata tähtajaga iseloomuga, polnud mitte mingit põhjust sõlmida tähtajalist töölepingut, ta läheb vaidlustab selle, on üsna suur tõenäosus, et töövaidlusorgan ütlebki, et jah, puudus alus tähtaja saabumisega töösuhte lõppemiseks. Nii et siin tuleb ka alati tähelepanu pöörata sellele, mis ja kuidas töölepingus kirjas on. Kui me vaatame töösuhete järelevalvet, et mina ka tänasel päeval siis juhin ka seda järelevalve poolt, et kui me vaatame töösuhete järelevalvet ja ma vaatan meie külastusjuhtumeid ja neid dokumente, mida meie tööinspektori juristid kaasa toovad ettevõtetest, siis ka sealt hakkab päris palju silma neid töölepinguid, kus on kirjas ilusti, poolte vahel on sõlmitud tähtajaline tööleping kestab kuni, kuupäev on näidatud ja siis on punkt. Mitte midagi rohkem ei järgne. Kas selline tööleping on kooskõlas töölepingu seadusega? Ei ole, just nimelt, et mis seal on puudu see oluline asi ehk põhjus. Põhjus, mida siis vaidluse korral töövaidluskomisjon või kohus kindlasti kontrollib. Et kui te sõlmite tähtajalise töölepingu, kindlasti vaadake, et seal oleks kirjas ja juures mitte ainult tähtaeg või mitte ainult sündmus, millega see lepingu kehtivus seotud on, vaid ka konkreetne põhjus, miks see tööleping sõlmitakse tähtajalisena. Millal meil võib juhtuda see, et töötaja jätkab töötamist ja töösuhe muutubki määramata tähtajaga töölepinguks? Projekti lõpp saabus, töötaja töötab edasi, keegi talle tähelepanu ei pööra, töötabki, täidab oma tööülesandeid, töötasu väljamakset jätkatakse. Sellises olukorras on ilmne, et pooltevaheline töösuhe on muutunud määramata tähtajaga töölepinguliseks suhteks. Teine võimalus on see, et juba mitmendat korda sõlmitakse täpselt sama töö tegemiseks ehk kolmandat korda sõlmitakse täpselt sama töö tegemiseks juba tähtajaline tööleping. Ka siis see kolmas leping põhimõtteliselt muudab kogu selle suhte määramata tähtajaga töölepinguks. Kui muutuvad tööülesanded ehk esialgu oli meil töötaja võetud tähtajaliselt tööle raamatupidajaks mingi projekti raames, siis me võtsime ta sekretäriks tööle, nüüd me leidsime talle kolmanda rakenduse, siis sellised, nad on küll järjestikused, seal ei ole mingit kahekuulist ajavahemikku nende lepingute vahel, üks lõpeb 31, teine kohe algab esimesel, et niimoodi jätkuvalt on nad sõlmitud. Sellele vaatamata nad ei muutu automaatselt määramata tähtajaga töösuhteks seetõttu, et ülesanded on iga kord erinevad. Üks võimalus on ka see, et oli meil ühe projekti raames, tegi konkreetseid töid, nüüd on järgmine projekt, teeb seal raames konkreetseid töid, ehk juba see projekt on erinev, siis ka ei muutu määramata tähtajaga töösuhteks. Et need on need nüansid, millele tähelepanu pöörata. Nüüd töölepingu seaduse paragrahv 80 lõige 3 räägib ka sellest, et kui töötaja jätkab töö tegemist, siis tööandja tegelikult 5 päeva jooksul peab väljendama selgelt oma tahet. Nüüd millisest, siin on alati küsimus selles, et millisest hetkest 5 päeva jooksul. Sellest hetkest, kui ta sai või oleks pidanud teada saama, et tema tähtajalise töölepinguga töötanud töötaja jätkab töö tegemist. 5 päeva jooksul peab ta väljendama selget tahet, palun lõpetada koheselt.
meie töösuhe on lõppenud. Ja edasi ta hindab juba seda, kas selle jätkunud töösuhte raames loodi väärtusi ettevõtte heaks või ei loodud, ehk käidigi niisama istumas, nagu ma rääkisin sellest kokaabist. Veel kord töötaja tööandja surmast ainult põgusalt, ma juba enne tegelikult rääkisin kõik need punktid ära, et töötaja surma puhul kindlasti siis surmatunnistus on aluseks, lähedastelt kinnitus selle kohta, et inimest enam ei ole, lõpetatakse ära, lõpparve makstakse välja kindlasti selle töötaja kontole, nii nagu sinna, kuhu kanti tema töötasu, sinna tuleb kanda ka lõpparve. Ehk ei saa tulla keegi ütlema, et ma olen pärija, nagu te teate, pärand ei avane kohe automaatselt, vaid läheb veel pool aastat, enne kui pärand avaneb, et enne seda tööandja teeb oma lõpparve kande ära, selle, mis töötaja kontol on, see on pärandvara hulgas, üks osa sellest ja siis juba vaadatakse, eks ole, notariaalselt, kellele mis saab, jääb, kas seal on testament taustal, kas seal on seadusjärgne pärimine või läheb üldse kokkuvõttes kedagi inimesel ei ole, läheb kohalikule omavalitsusele. Nii et see on ka tööandjale kindel reegel, tööandjad ka sageli küsivad, et kuhu ma selle lõpparve kannan, mis ma selle lõpparvega teen. Kannate üldreeglina siis sellele töötaja kontole, jah. Kui pärijad on juba konto sulgenud? Kui pärijad on konto sulgenud, siis ei ole midagi teha, siis tuleb lihtsalt oodata, et kas keegi esitab nõude selle lõpparve saamiseks. Ainult et seal tekib alati küsimus, et kas see isik, kes väidab end pärijaks olevat, kas ta ka tegelikult on pärija. Ehk tema peab ka kinnitama siis seda oma pärija staatust vastava tõendiga. On olnud ka neid juhtumeid, kus on kokkulepe siis notariga olnud, et lõpparve kantakse hoopis notarile, kes siis selle konkreetse pärimisjuhtumiga tegeleb. Tööandja surmaga ehk seesama FIE-st tööandja surmaga on veidi keerulisem olukord. Siin ei ole nagu kedagi, kes selle töösuhte lõppemise mingilgi moel ära vormistaks, kes teeks töötamise registrikandeid. Ja siin selliseks isiklikuks hooldamiseks palgatud töötaja võib jääda päris keerulisse olukorda. Ja on ka jällegi vastuvõtul olnud meil neid juhtumeid, kus inimene tuleb, ütleb, et näete, mul oligi, ma olin isiklik sekretär sellel inimesel, ta on surnud, pärijad kaklevad omavahel või potentsiaalsed pärijad, nad ei ole veel teada, kas nad ongi pärijad, nad kaklevad omavahel, keegi minuga tegeleda ei taha, mis ma teen, et keegi töötamise registrisse kandeid ei tee, et kuidas edasi. Polegi midagi teha, tulebki oodata seda, kuni on selge, lõplikult selge, kes on siis pärija ja nõuda siis hiljem juba tema käest siis vastavate toimingute tegemist. Nii et siin jah, sellist head õiguslikku lahendust ei ole, kunagi varem kehtinud töölepingu seaduses oli see, et need inimesed said siis pöörduda Tööinspektsiooni ja Tööinspektsioon tegi selle lõppemise kande ära, aga täna sellist võimalust ei ole, et alates 1. juulist 2009 jõustunud töölepingu seadus sellist võimalust ette ei näe. Juhatuse liikme ettevõtte omaniku surm ei lõpeta töötajate töölepinguid, aga ka siin praktikas väga keerulisi juhtumeid, kus ongi ainuomanik, temaga ainuke juhatuse liige, kui ta on surnud, tema oli ainus, kes sai teha üldse väljamakseid selle ettevõtte kontodelt. Ja kuni pärijaid ei ole määratud nii kaua ka keegi teine, eks ole, nendele kontodele ligi ei pääse, töötajad ootavad, on olnud ka päris suuri ettevõtteid, ütleme seal maailma mastaabis kindlasti väikeettevõtted, aga Eesti mõistes juba keskmise suurusega ettevõtted, kus seesama omaniku surm, juhatuse liikme surm tõi kaasa siis selle, et töötajad reaalselt ootasidki 3-4 kuud seda, et nende lõpparve saaks välja makstud, et nende töölepingud saaks lõpetatud, ettevõte enam sisuliselt ei tegutsenud. Töötajad läksid laiali, esitasid 91.2 alusel avaldusi, mis andis neile vähemalt võimaluse Eesti Töötukassas ennast töötuna arvele võtta. Nii et alati ka tööandja poolelt tuleb läbi mõelda see, et ei saa nagu panustada ainult ühte inimesse, et alati peaks olema veel keegi, kes siis sellistes olukordades ettevõtted edasi juhtida saab ja ka ettevõtte varadega opereerida saab. Aga jõudsimegi sujuvalt ülesütlemiseni ja ülesütlemine jaguneb siis kaheks. Meil on korralised ülesütlemised ja erakorralised ülesütlemised ja siis on ülesütlemine katseajal, mis on natuke üht ja natuke teist, aga pigem vaadeldakse seda täna sinna koos erakorraliste ülesütlemistega. Korraliselt saab töölepingu üles öelda üksnes töötaja.
korraline ülesütlemine tähendab üldse, kui me vaatame ka võlaõiguslikult käsunduslepinguid, töövõtulepinguid, muid teenuse osutamise lepinguid, siis üldse lepingu korraline ülesütlemine tähendab seda, et mingit olulist põhjust ei ole pooltel lahkuminekuks, aga üks pooltest otsustab, et ta ei soovi seda lepingut enam täita. Töötajate puhul, mis on tavaliselt siis korralise ülesütlemise põhjuseks, on see, et leitakse endale teine töökoht, soovitakse ära minna selle tööandja juurest. Tänapäeval siis leitakse see töökoht ka välismaalt, soovitakse hästi kiiresti tööandja juurest ära minna ja antaksegi ülesütlemisavaldus, korraline ülesütlemisavaldus. Mõjuvat põhjust midagi ei ole, teatatakse, et annan teada, et soovin meievahelist töölepingut lõpetada sellest kuupäevast ja tööle enam ei tule. Korralise ülesütlemisega tööandja poolelt vaadates täna põhimure on selles, et põhimõtteliselt ma võin iga päev teha selle korralise ülesütlemise ja homme enam mitte tööle tulla. Tööandja ei saa töötajat kinni hoida. Kui töötaja saadab täna e-kirja ja ütleb, et tema homsest enam tööle ei tule, et ta ütlebki täna, sest täna on tema viimane tööpäev, ta ütleb korraliselt üles selle töölepingu, ta paneb kenasti tööandjale kuuluva vara ümbrikusse või saadab lausa kulleriga ära, aga neid juhtumeid on olnud. Ja homsest on ta läinud, teda ei huvita, kuidas see tööandja hakkama saab. Kahtlemata ei ole tegemist mõistliku ega heauskse käitumisega ega teise poole huvidega arvestava käitumisega, aga seda paraku esineb praktikas. Nüüd, kui ta läheb ära, mis on tööandja võimalused? Tööandja võimalus on nõuda selliselt töötajalt, kui ta sõlmis juba eelnevalt leppetrahvi kokkuleppe, mis on kirjas töölepingus ja milleks seadus annab siis võimaluse siis nõuda sisse see leppetrahv. Kui leppetrahvi kokkulepet selliseks ootamatuks ette teatamata äraolekuks ei ole, siis on seadus nii-öelda seaduspärase leppetrahvi ette näinud töölepingu seaduse paragrahvist 74 lõikes 3, mis annab õiguse töötajalt nõuda siis hüvitisena 1 kuu keskmist töötasu. Nii et seal tööandja jaoks on see ainuke kaitsemehhanism, mida tööandjad ise ütlevad või mis ka meie töövaidluskomisjoni praktikatest tegelikult väga selgelt välja tuleb, on see, et sageli need inimesed, kes sel moel ära lähevad, kaovad nii jäljatult, et polegi enam midagi võtta. Et ka siis ühelt poolt tööandja jaoks on väga koormav minna selle nõudega töövaidluskomisjoni, see on jälle aeg, see on jälle raha. Aga kui ta läheb töövaidluskomisjoni, kas või sellepärast, et näidata ülejäänud töötajatele, et kui te nii teete, ma ei jäta jonni, ma nõuan teilt selle raha sisse igal juhul, siis kulutab selle aja ära, see asi jõuab lõpuks kohtutäiturini, sest töötaja vabatahtlikult ei hakka seda töövaidluskomisjoni otsust täitma ja kohtutäitur on siis selles olukorras, kus varasid põhimõtteliselt ei ole, polegi kuskilt seda raha võtta. Et jah, palun. Küsimus, töötaja annab, et ta läheb näiteks nädala pärast ära, tal on saada eelmise kuu palk veel, ütleme, et ei olnud see veel saabunud, see päev, millal eelmise kuu palk makstakse, põhimõtteliselt oleks võimalus see vähem ette teatud aeg kinni pidada, aga kas seda saab teha ilma töötaja nõusolekuta? Ei saa. Töölepingu seaduse paragrahv 78 seda võimalust, seda erandit ette ei näe. Et ta peab ikkagi oma kirjaliku nõusoleku andma. Kui ta seda ei anna, siis on ainukene võimalus töövaidlus komisjoni pöörduda. Ehk seadus on näinud ette siis selle mehhanismi, kus kõigepealt tööandja teeb ilusti omalt poolt kõik, täidab seadusest tulenevad kohustused ära, maksab selle lõpparve välja ja jääb siis ootama, kas töötaja maksab või ei maksa. Praktikas muidugi tööandjad sageli kasutavad siiski seda, et nad teevad selle tasaarvelduse ära ja ootavad siis, kas töötaja nüüd vaidlustab või ta ei vaidlusta. Kui töötaja vaidlustab, ta ütleb, et ta ei ole saanud lõpparvet täies mahus kätte, siis esitab tööandja kohe ka vastu nõude. Ehk ta annabki teada, et aga töötaja tegelikult on ju mulle ka võlgu. Ja siis toimub see tasaarveldamine juba töövaidluskomisjonis. Ehk kokkuvõttes, mida võib öelda, on see, et kumbki pool, kui me vaatame jällegi töövaidluskomisjoni praktikat, siis sisuliselt kumbki pool midagi rikkunud ei ole ja sealt tavaliselt midagi ka sellist olulist välja ei mõisteta, kui tööandja reaalselt ongi selle osa lõpparvest jätnud välja maksmata. Aga mitte alati, ehk see ikkagi sõltub nendest asjaoludest ja töövaidlusorgan ikkagi alati hindab kõiki asjaolusid kogumis. Et sellist nõu ma teile anda ei saa, et ärge makske siis seda lõpparvet välja. Et kindlasti seaduslik mehhanism on see, et kõigepealt kõik ka tööandja kohustused välja ja siis hakkad tagasi nõudma. Võimalus on poolte kokkuleppe sõlmimiseks, ehk seesama tasaarvelduskokkuleppe. Mõistlik töötaja saab aru sellest ja see kokkuleppe saab sõlmitud, mitte eriti mõistlik töötaja kahtlemata, ta ei vastagi tööandja pakkumisele, et ta on lihtsalt kadunud ja tema jaoks on see töösuhe igati lõppenud. Et siis sellised
seadus näeb ette iseenesest 30 päevast ette teatamist. Töötajad sageli ei taha sellega nõustuda. Kui töötajad ei taha sellega nõustuda, mis siis töötajad teevad, mis on see järgmine samm, kust nad hakkavad endale toetust otsima seadusest. Ja on siis see, et hea küll, see 85 lõige 1 ei tule antud juhul kõne alla, korraline ülesütlemine ei lähe käiku, aga kas ma saan kuidagi 91 lõigete 2 või 3 alusel töösuhte üles öelda? See on ka Tööinspektsiooni infotelefonis selline üsna tavaline küsimus, et aga kui ma ütlen tööandjale, et ma kolin, aga kui ma ütlen tööandjale, et mul jäi laps haigeks ja ma sellepärast tahan koju jääda. Sa ütled, aga mida räägib seadus? Seadus räägib sellest, et sul peab ka tegelikult reaalselt olema see mõju põhjus olemas. Saa lihtsalt niisama mõelda välja ja nendes olukordades, kus sa oled tööandjale juba mõista andnud, et sa tahad ära minna ja siis hakkad põhjusi välja mõtlema, on ka väga selge, et ega siis tööandja ka niisama passima ja ka tööandjad sellistes olukordades, kui nüüd töötaja esitabki 91 lõike 3 alusel näiteks väites, et ta peab kolima erakorralise ülesütlemise avalduse, tööandja nüüd teab, et tegelikult on seal põhjus hoopis milleski muus, et töötaja juba enne andis mõista, et ta tahab hoopis teise tööandja juurde tööle minna. Et siis ta vaidlustab selle jällegi töövaidluskomisjonis või kohtus. No, mis tulemuseks on see, et töövaidluskomisjon ikkagi loeb selle lõppenuks 85 lõige 4 alusel, mis on siis töövaidluskomisjonile mõeldud alus, ehk siis loeb korraliseks ülesütlemiseks ja siis heal juhul mõistab siis tööandjale hüvitise välja. Et aga selline kaitsemehhanism tööandjale tegelikult seadusest tulenevalt on olemas. Küsimus, kui on katseaeg, kas sellisel juhul on töötajal ju korraline etteteatamine 15 kalendripäeva või töötaja puhul kehtib seal 30 kalendripäeva? Ikka 15. Katseajal ja töölepingu seaduse paragrahv 86 ju koos paragrahviga 96 näeb väga selgelt ette selle 15-päevase etteteatamise. Ja veel lisaküsimus siia, et töötaja käis nädal aega tööl, katseaeg, eks ole, nüüd ta ütleb üles, et tema endine tööandja pakkus talle paremaid tingimusi, ta tahab ära minna ja ta tahab sisuliselt minna nagu kohe ära, aga samal ajal ta esitab, tegime dokumendid ära, ta esitab sinna juurde, et oi, aga ma ju teatasin katseajal, ta tahab neid katseaja paragrahve sinna saada. No, aga tal tegelikult ei ole. Tegelikult on korraline pärast. Et tegelikult oma sisu poolest on see korraline ülesütlemine, ehk ta peaks järgima seadusest tulenevat 30 kalendripäevast etteteatamistähtaega, sest paragrahv 86 on ikkagi rakendatav eelkõige nendes olukordades, kus ma tulen tööle ja mulle on selge, et need töötingimused ei sobi mulle. Mulle ei sobi see, ütleme, tööandja suhtlusstiil ei sobi, mulle ei sobi see töökorraldus, mulle ei sobi tööaeg, mul on töökeskkonnas äkki ilmnenud mingid allergilised nähud. Et see on see, milleks on töölepingu seaduse paragrahv 86 esmaselt mõeldud, kuigi ta on mõlemale osapoolele. Tööandjad teavad, et tööandjad peavad alati hindama läbi selle töölepingu seaduse paragrahvi 6 lõike 1 eesmärkide katse ebarahuldavat tulemust, aga töötaja jaoks tähendab see siiski seda, et tema hindab, kas see töökeskkond talle sobib. Kui ta läheb lihtsalt oma eelmise tööandja juurde tagasi, siis on tegemist pigem korralise ülesütlemisega ehk töölepingu seaduse paragrahviga 85. Ja töötaja peab sellega arvestama. Nii et sealt siis ka need erinevad nõuded, kui et kas mida tööandja siis hüvitisena nõuab, et kas ta nõuab, ütleme, töötaja läheb päeva pealt ära, kas tööandja nõuab nüüd talt 30-päevase vähem ette teatatud aja eest hüvitist või ta nõuab hoopis 15 päeva eest vähem ette teatamishüvitist, et selles seisneb ka see erinevus. Vaatame erakorralist ülesütlemist tervikuna. Erakorraliselt saavad töölepingu üles öelda töösuhte mõlemad pooled. Siin ei ole piiranguid, võib töötajal tekkida oluline mõjuv põhjus, võib tööandjal tekkida oluline mõjuv põhjus, mis on aga erakorralise ülesütlemise puhul kindlasti esmatähtis, et see põhjus oleks olemas. Nii et põhjus on see peamine, põhjus on esimesel kohal. Erakorraliselt saab üles öelda nii tähtajalist kui ka tähtajatut töölepingut. Miks see punkt siia välja on toodud? Kui me sõlmime töötajaga tähtajalise töölepingu, siis töötaja jaoks põhiraskus on selles, et ta ei saa seda töölepingut korraliselt üles öelda. Ehk kui meil on tähtajaline tööleping, siis seda ei saa korraliselt üles öelda. Seal on ikkagi ainult erakorralise ülesütlemise võimalus või siis tähtaja saabumine. Erandiks jällegi need juhud, kui me oleme töötaja tööle võtnud kellegi
asendamiseks, ehk meil on konkreetne Kati Karu jäi lapsehoolduspuhkusele, me võtsimegi Mari Maasika tööle Kati Karu asendajaks, et siis on võimalus ka korraliselt üles öelda, muudel juhtudel seda õigust ei ole. Et kui meil on projekti lõppemisena sõlmitud tähtajaline tööleping, ei saa töötaja tulla ja öelda, et aga ma leidsin endale teise tööandja, ma tahan tema juurde ära minna ja ma annan korralise ülesütlemise avalduse. Kui töötaja seda teeb, siis tööandjal tekib õigus nõuda tema käest hüvitist, mis vastab sellele töötasule, mis on kuni siis selle tähtajalise töösuhte lõpuni. Et töötajad ka sageli ei teadvusta endale seda, nad ei saa aru, et mis siis sellega kaasneb. Aga erakorraline ülesütlemine, siin ei oma tähtsust, kas meil on tähtajaline või määramata tähtajaga töösuhe. Erakorralise ülesütlemise puhul räägib seadus nii töötaja vaates kui tööandja vaates mõistlikust ajast etteteatamisel, aga samas seab tööandjale väga konkreetsed etteteatamistähtajad. Nii et ühelt poolt on antud nagu kaalumisvõimalus, kus siis sisustada, et kas ma järgin või ma ei järgi. Teistpidi räägitakse kogu aeg mõistlikust ajast, mõistlik aeg etteteatamiseks, selleks, et erakorraliselt see konkreetne töösuhe üles öelda. Selline pilt, et kuidas siis jagunevad üldse need erakorralised ülesütlemised, ühelt poolt siis tööandja poolt ja teiselt poolt töötaja poolt. Ja katseaja paragrahv 86 on siis määratud sinna keskele, sest see on ainus paragrahv töölepingu seaduses, mis on mõeldud ülesütlemiseks mõlemale osapoolele. Ehk siin ei ole vahet, kumb siis alustab seda ülesütlemist. Kui on 86 lõige 1 õiguslikuks aluseks töösuhte lõppemisel, siis võib selleks algastajaks, initsiaatoriks olla nii töötaja kui tööandja. Sagedasem on muidugi see tööandja poolne ülesütlemine. Mis on töölepingu seaduse paragrahv 86 eelis võrreldes selle sama 85 olukorraga, ütleme töötaja vaates, siis miks see töötaja, et kui teie siin tõite ka väga ilusa näite, et töötaja tahab, et oleks 86 igale poole kirja pandud. See on töötajale tagatis, et töötuks jäämisel saab ta taotleda töötuskindlustushüvitist. Kahtlemata peavad kõik need muud töötuskindlustusseaduses nimetatud eeldused olema täidetud, et kõik see 12-kuuline staaž viimase 36 kuu jooksul ja kõik muud, et on töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas. Aga see on peamine põhjus. Ehk alati töötajad, kui nad helistavad kas Eesti Töötukassa infotelefonile või Tööinspektsiooni infotelefonile, siis nende peamine küsimus on selles, kas ma selle paragrahviga lõpetamisel saan taotleda töötuskindlustushüvitist. Ehk töötaja vaates, mis on ka inimlikult täiesti mõistetav, on väga oluline see sotsiaalne tagatis, mis siis töösuhte lõppemisega kas kaasneb või ei kaasne. Ehk see turvaline paindlikkus, millest räägiti ka töölepingu seaduse kirjutamisel ja töölepingu seaduse vastuvõtmisel 2008. aasta lõpus. Turvaline paindlikkus tulebki läbi selle töötuskindlustushüvitise, et mis minust saab siis, kui ma jään töötuks, kui ma võtan ennast töötuna arvele, ma olen aktiivne tööotsija, et kas mul on see suurem tagatis, mille annab mulle töötuskindlustushüvitis või mul ei ole seda tagatist. Ja siin töötajad ikka väga täpselt jälgivad seda, et millisel õiguslikul alusel see töösuhe ikkagi kokkuvõttes lõppes. Nüüd ülesütlemine töötaja poolt, et võtame siis enne selle töötaja poole. Töötaja saab üles öelda ikkagi ainult siis, kui tal on mõjuv põhjus ja esimene mõjuv põhjus saab olla tööandja poolne rikkumine. Töölepingu seaduse paragrahv 91 lõige 2. Mul on tunne, et slaidil on väike viga, ma vabandan. Siinpool peaks olema töötaja ja sealpool peaks olema tööandja. Et tehke kindlasti siis oma materjalides parandus kohe ära. Tööandja poolne rikkumine. Paragrahv 91 lõige 2. See on see paragrahv, mida väga tahetakse kasutada. Miks seda tahetakse kasutada? Sest selle paragrahviga kaasneb õigus taotleda tööandjalt töölepingu seaduse paragrahv 100 lõige 4 alusel hüvitist 3 kuu keskmise palga ulatuses. Ja seda hüvitist saab siis muuta ainult töövaidlusorgan, töövaidluskomisjon või kohus. 91 lõige 2 alusel töösuhte lõppemisel töötuks jäämisel täpselt samamoodi kaasneb õigus taotleda töötuskindlustushüvitist. Jälle rõhutan siia juurde, et kui kõik need muud eeldused, mida seadus ette näeb, on täidetud. Kui töösuhte lõppemine, ülesütlemine, erakorraline ülesütlemine toimub
91 lõige 3 alusel ehk töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, tema laps jäi haigeks, ta peab koju jääma, ta peab oma haiget vanemat, haiget abikaasat jääma koju hooldama, siis töötajal sotsiaalsed garantiid läbi selle töötuskindlustushüvitise ei jää. Ehk see on see, kus ka tööandjate teadlikkus on väga oluline ja millal ta muutub eriti oluliseks, on siis töötaja haigestumise korral, kui töötaja tuleb arstitõendiga, mille kohaselt ta ei tohi oma senist tööd jätkata või tal ei ole soovitav jätkata, sest tema tervis halveneb, kui ta senistel tingimustel töötamist jätkab. Ja tööandja ütleb talle, et hea küll, sina jätkata ei saa, minul sulle mingit muud tööd pakkuda ei ole, ma ei saa oma tööd ümber korraldada, mul lihtsalt ei ole võimalik seda teha. See nõuab liiga suuri kulutusi meie ettevõttelt. Aga esita palun siis erakorraline ülesütlemise avaldus 91 lõige 3 alusel, siis tööandja peab arvestama, et see inimene, kes ühelt poolt on, eks ole, jäänud juba oma töövõimest teatud ulatuses ilma, ta on niigi keerulises olukorras, tal ilmselgelt ei ole ka lihtne leida uut tööd, sest tal on need nii-öelda erinevad täiendavad vajadused, mida tal seni ei olnud. Kui ta läheb 91 lõige 3 alusel ära, ta jääb töötuks, ta võtab ennast küll töötukassas töötuna arvele, aga õigus töötuskindlustushüvitisele temale ei teki. Samas, kui see sama tööandja teeb hoopis selle käigu, et jah, töötaja nüüd tuli oma tõendiga, on ilmne, et me ei saa, me vaatasime kõik üle, tegime kõik endast olenevad, leida talle sobivat tööd, aga meil ei ole seda sobivat tööd ja tööandja ütleb ise töösuhte erakorraliselt üles, paragrahv 88 lõige 1 punktide 1 või 2 alusel, sel juhul tekib töötajal õigus töötuks jäämisel ja kõigi nende muude nõuete täitmisel taotleda Eesti Töötukassalt töötuskindlustushüvitist. Et see on see erinevus, millega siis tööandja alati nendes olukordades peab arvestama ja läbi mõtlema. Töötajad sageli ka, nad ei saa aru päris 91 lõige 2 lõike 3 erinevustest, arvavad, et ka lõige 3 annab neile sotsiaalsed garantiid, sotsiaalsed tagatised, on ka neid olukordi, kus siis tullakse tööandja juurde tagasi ja öeldakse, et mis sa mulle siia kirjutasid, mina tahtsin ennast töötuna arvele võtta, et muudame nüüd selle paragrahvi ära. Ei saa tööandjad niisama hakata paragrahvi muutma. Sa ju ütlesid erakorraliselt üles, sul oli selge mõjuv põhjus, sa ütlesid, et sul on isiklikud põhjused ja need põhjused olid ka olemas. Miks peaks tööandja selles olukorras hakkama seda õiguslikku alust muutma? Ei ole ju mingit mõjuvat põhjust. Jah, kahtlemata on kurb on ka meie vastuvõtul neid inimesi vaadata, kus nad tulevad ja nutavad, sest nad ei saanud aru, nad ei teadnud, mis on see õiguslik tagajärg, aga tagasi pöörata seda protsessi ikkagi niisama ei saa. Olen siia juurde toonud ka paragrahvi 37 lõige 5. Ka see on ju paragrahv, mis räägib meile tööandja võimalusest vähendada töötaja töötasu 12-kuulise perioodi jooksul kuni 3 kuuks, vähendada töötasu tööaegases proportsionaalselt. Kui töötaja sellega ei nõustu, siis annab töölepingu seaduse paragrahv 37 lõige 5 võimaluse tal tööleping samamoodi erakorraliselt üles öelda ja talle kaasnevad need samad õigused, mis tal oleks olnud koondamise korral. Välja arvatud see, et ei ole sellist etteteatamistähtaega tööandja poolt, nagu on koondamisel. Nii et sellepärast ka see paragrahv siis selles tulbas on. Tööandja poole pealt vaadates, tööandja poolel on siis töötajaga töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks põhimõtteliselt kaks paragrahvi töölepingu seaduses, need on paragrahv 88 ja paragrahv 89. Paragrahv 88 räägib selgelt nendest asjaoludest, mis on seotud konkreetselt töötajaga ja paragrahv 89 räägib siis tööandja majanduslikest tingimustest ja sellest, et kui majanduslik olukord on selline, et töötajate arvu tuleb vähendada, ettevõtte tegevus tuleb ümber korraldada, et siis on tööandjal õigus töötajad koondada, ehk siis see on siis puhtalt selline koondamise paragrahv, aga mitte ainult koondamiseks, siis täna kehtiva töölepingu seaduse mõistes on ka need olukorrad, kus meil on ettevõtte pankrotistunud, on toimunud pankroti raugemine, toimub ettevõtte likvideerimine, et kõigil nendel puhkudel räägitakse siis töölepingu seaduse paragrahv 89 valguses siiski koondamisest kui sellisest, et üldmõiste on koondamine. Nii et need on siis need põhiparagrahvid. Mis jääb nagu silma jällegi töövaidluskomisjoni juhtumeid vaadates ja nende sisu hinnates, siis millegipärast
selle asemel, et kirjutada töölepingu lõppemise alusena 91 lõige 2 või 3, kirjutatakse see üldine lõige ehk 91 lõige 1. Mis see endaga kaasa toob? See tähendab suuremat segadust Eesti Töötukassa vaates, sest Töötukassa, kes peab tegema siis töötuskindlustusseaduse alusel nüüd otsuse, kas isikul on õigus saada töötuskindlustushüvitist või ei ole, peab ikkagi teadma täpselt, kas on lõige 2 või lõige 3, sest seal see spetsiifiline eriseadus näeb ette väga konkreetsed paragrahvid ehk vaatamata sellele, et töölepingu seaduse loojad ehk seadusandja kui selline on soovinud, et nii paragrahv 91 lõige 2 loetelu kui 88 lõige 1 loetelu oleks lahtine loetelu ja et sinna saaks juurde tuua loetlematu palju muid juhtumeid, mis võivad olla ka sarnaste tunnustega, siis Töötukassa vaates vaadatakse seda lõiget ja punkti ikkagi väga spetsiifiliselt. Just sellest aspektist, et kas isikul tekkis õigus taotleda töötuskindlustushüvitist või tal seda õigust ei tekkinud. Nüüd veel kord katseaja juurde tulles, et milline on siis täna praktika katseajal ülesütlemisel. Katseajal ülesütlemisest räägib meil töölepingu seaduse paragrahv 86 lõige 1. Tööandja poolt ülesütlemisel tuleb selgelt vaadata seda, milline on üldse katseaja eesmärk ehk miks on seadusandja näinud ette katseaja töötaja jaoks. Mida me hindame katseajal? Me hindame töötaja isikuomadusi, tema oskusi, võimeid, suhtlemisoskust, teadmisi. See on see, mida me katseajal hindame. Kui töötaja tuleb meil ja ta on katseajal ja ta hakkab hilinema päevast päeva või ta paneb toime varguse, siis ei ole tegemist katse ebarahuldava tulemusega. Ehk siis me peame vaatama selgelt töölepingu seaduse paragrahv 88 lõige 1 neid punkte, mis näevad ette erakorralise ülesütlemisvõimaluse seoses töötajapoolse rikkumisega ehk punktid 3 ja järgnev. Ehk seda on eristatud siis tänaseks päevaks juba Riigikohtu tasandil, et katseaja eesmärk on ära määratletud paragrahvis 6 lõikes 1. Olukorra hindamisel tuleb alati sellest eesmärgist lähtuda ja tööandja erakorralise ülesütlemise aluse valikul peab selgelt endale aru andma, et mis on see mõjuv põhjus, miks ma selle töölepingu üles ütlen. Muidugi tööandjad, kõik on leidlikud. Mis siis tehakse praktikas? Pannakse ülesütlemisavaldusse kõik võimalikud paragrahvid, nii palju aluseid, kui vähegi võimalik on, et äkki midagi ikka kehtima jääb. Ehk nimetatakse ära 86 lõige 1, 88 lõige 1 punkt 3, 88 lõige 1 punkt 6. Mida teha sellise ülesütlemisega? Esiteks Töötukassa vaade. Töötukassa, kes saab sellise ülesütlemisavalduse, eks ole, isiku käest kätte, peab nüüd langetama otsuse, kas isikul tekkis õigus töötuskindlustushüvitisele, mille annab talle 86 lõige 1 või tal seda õigust siiski ei tekkinud. Mida teha? Kas hakata sisuliselt hindama? Ei ole pädevust sisuliselt hinnata. Kui nüüd töötaja vaidlustanud ka ei ole, mida siis teha? Töötukassa on loomulikult ka selline selles vaates haldusorgan, peab lähtuma alati isiku huvist. Ehk seal ta peaks tegema selle otsuse, et isikul on ikkagi õigus saada töötuskindlustushüvitist. Samas, kui see asi nüüd vaidlustatakse, töötaja vaidlustab sellise ülesütlemise, mis koosneb 3-4 erinevast õiguslikust alusest, peab töövaidluskomisjon või kohus seda sama asja hindama hakkama. Töövaidluskomisjon või kohus hindabki üksipulgi läbi kõik need asjaolud, mis selles ülesütlemisavalduses kirjas on. Aga kokkuvõttes ta võib öelda, et kuna kogumis ei olnud õiguslikku alust kõike seda kirja panna, siis on kogu see ülesütlemine tühine. Ja mis siis töövaidluskomisjon teeb? Tööandja ilmselgelt seda töötajat enam enda juurde tagasi ei taha. Ta on näinud tohutu vaeva ära ja sellest inimesest lõpuks lahti saanud. Ja ta ütleb seda ka töövaidluskomisjonis täiesti julgelt ja seadus annab talle selleks ka võimaluse. Ehk nagu kunagi töölepingu seaduse jõustumise aastal Urmas Voolens ütles, et töölepingu seadus või tööleping on nagu abielu, et sinna ei saa tagasi ennistada. Ja see kehtib tänase päevani see põhimõte, et sinna tõesti ei saa tagasi ennistada. Et kui pooled on sisuliselt lahku läinud, nad on ka emotsionaalselt täiesti lahku läinud, siis ei saa kedagi tööle tagasi saata. Ehk seal töövaidluskomisjon või ka kohus sageli siiski lõpetab selle töösuhte töölepingu seaduse paragrahv 107 lõige 2 alusel, mõistes välja hüvitise 109 lõige 1 alusel. Nii et
aga mis on tööandja vaates tulemus? Tulemus on täielik ebaõiglus. Mul oli inimene tööl, tal oli katseaeg, ta hilines, ta varastas, ma hindasin, et tema isikuomadused mulle mitte kuidagi ei sobi ja mis ma nüüd sain? Ma sain selle, et töövaidluskomisjon ütles, et ülesütlemine oli tühine ja mõistis töötajale välja veel lisaks hüvitisega. Nii et siin alati ikkagi väga konkreetselt läbi mõelda, et kuidas ma töösuhte üles ütlen ja kui mul on töötajal katseaeg, siis ma hindan selle, kas nüüd on katse ebarahuldav tulemus. Kas on see, et tema isikuomadused ei sobi, ta ei saa mul läbi mitte kellegi ühegi teise töötajaga, kõik käivad kurtmas, et täiesti võimatu töökeskkond on, ei saa pärast selle inimese tulekut enam üldse tööd teha. Inimene ise on ka õnnetu, ta ütlebki, et jah, ma ei sobi siia, ma saangi aru, et ma absoluutselt oma isikuomadustelt ei sobi ja see töö tegelikult käibki mulle üle jõu. Aga ta iseenesest käib iga päev korralikult tööl, ta tuleb õigel ajal tööle, ta teeb kõik endast oleneva, et tööülesandeid korralikult täita, ta läheb ilusti tööpäeva lõpus ära, et me ei saa mingeid nii-öelda töödistsipliini, töökorra rikkumisi talle ette heita, siis on see 86.1 olukord. Nagu me väidame midagi muud, nagu me väidame seda, et ta on varastanud, et ta rikub meil töökorralduse reegleid, nii me peame vaatama 88.1 punktide peale. Mis veel, selle aasta Riigikohtu lahend ütleb ju väga selgelt veel ühte asja katseaja kohta. Katse ajal, kui tööandja näeb, et töötaja ei saa hakkama, tööandjal ei ole sellist lõputut kohustust töötajat koolitada. Tööandja on tööle võtnud töötaja eeldades, et kuna tal on selline haridus, kuna tal on selline varasem töökogemus, siis ta oskab seda konkreetset tööd ka teha. Ja ta ei pea hakkama teda täiendavalt koolitama juba katse ajal nii palju, et ta saaks jätkata. Nii et kui seni me rääkisime, et tööandja, ühelt poolt nagu tööandja lojaalsuskohustus ju väljendab selles, et ma teen kõik endast oleneva, et mu töötaja nii-öelda õpiks ja teaks kõike, siis nüüd Riigikohus on öelnud, et ikkagi katse ajal ei pea tööandja lõputult panustama sellesse töötajasse. Loomulikult jääb see tööandja lojaalsuskohustus selles vaates, et ta mitte kohe ei saada seda töötajat minema katse ebarahuldavate tulemustega, vaid ta kõigepealt juhib tähelepanu, et kas sa saaksid seda teistmoodi teha või kas sa saaksid seda teist asja teistmoodi teha. Ja siis, kui see koostöö ikkagi mitte kuidagi ei suju, kui need isikuomadused ei parane, kui need teadmised, oskused kuskil ka ilmnema ei hakka, siis minnakse lahku ehk antakse erakorraline ülesütlemise avaldus 86.1 alusel. Et nii palju siis katseajast. Kas hetkel on katseaja kohta veel küsimusi? Kui ei ole, siis liigume sujuvalt edasi. Ja. ja siuksed isikuomadused ja siis töötaja hilineb. Aga ta hilineb. Aga siis ta ei ole ju korrektne, punktuaalne ja täpne, mida ma olen nagu eeldanud ja ta on öelnud, et ta on. Kas need ei ole siis isikuomadused nagu katsepunktist? No nad on katseaja punktist, nad ühelt poolt on küll isikuomadused, aga teiselt poolt tuleb see rikkumine peale, et ta rikkus ikkagi reegleid. Ja kui ta rikkus reegleid, siis see sobitub pigem sinna 88.1 konteksti. Kuigi inimlikult ma saan aru, et jah, aga juriidiliselt eristatakse ikkagi väga selgelt täna juba kohtupraktikas ja töövaidluskomisjoni praktikas ära, et kumb siis on. Aga kui ütleme tööandja uue töötajaga paneb kokkuleppeliselt ka kirja katseaja eesmärgid, eraldi keegi lihtsalt vabas vormis ja seal on öeldud, et ühesõnaga need samad, et ta on korrektne, ta ei hiline ja nii edasi, siis sellisel juhul paragrahvi ju läheb. Tal on eesmärk näidata ennast, et ta ei hiline, et ta täidab korrektselt. See on jällegi hindamise küsimus, aga risk alati on, et nagu te ütlete, et ta jättis midagi tegemata, mingi kohustuse täitmata, et siis võidakse öelda, et 86.1 ei olnud põhjendatud, et see ülesütlemine on tühine. Lihtsalt teadvustage seda riski. Okay. Et kuidas eristatakse, et lihtsalt see tänane kohtupraktika on selline. 37 lõike 5 juures tahtsin veel kord üle rääkida, et eeldab siis seda, et tööandja on teinud kõik nii, nagu 37 lõige 5 ette näeb. Ta on andnud vähemalt 2 nädalat ette teada, et oma majanduslikust olukorrast, raskest olukorrast, soovist töötasu ja tööaega vähendada konkreetseks ajaks, kuid mitte üle 3 kuu kalendriaasta jooksul. Ta on kõik nõuded, mis seadus tööandja poolelt on ette näinud, on täitnud. Ja nüüd tööandja saades selle teatise, see on kirjalik teatis, saades selle teatise otsustab, et ei, ma ei tule selle rahaga toime, appi, mis saab siis, kui mind koondatakse pärast seda,
et ei ole mingit garantiid, ma pigem lähen kohe ära ja võtan kohe selle koondamise raha, mis seadus mulle nii-öelda ette näeb. Töötaja peab siin väga selgelt oma tahet väljendama, kindlasti vähemalt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, et see ei saa olla mitte lihtsalt, et ma ei ole nõus ja selle peale kohe tööandja ütleb üles 37 lõige 5 alusel. See 37 lõige 5 on see paragrahv, kus seadusandja on eeldanud töötaja initsiatiivi, töötaja nii-öelda selgelt väljendatud tahet selles osas, et ma tahan selle töösuhte ära lõpetada. Kui töötaja ütleb tööandjale vastu, et ma ei ole nõus, aga käib seejuures tööl edasi, nüüd juba selle osalise tööajaga, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse mõistes on ta käitumuslikult andnud nõusoleku. Ehk sisuliselt siis tal ei ole õigust enam ka midagi nõuda. Ehk siis ta saabki oma osalist töötasu ja ta ei saa kuskil poole aja pealt öelda, et ma nüüd ikka vaatasin seda olukorda ja mõtlesin, et ma ikka lähen teise tööandja juurde ära ja nüüd ma ütlen 37 lõige 5 alusel üles selle töölepingu. Asjad ei käi nii, et seal on ikkagi väga konkreetsed tähtajad ja see 37 lõige 5 alusel üles ütlemine toimub siis enne seda, kui tööandja hakkab rakendama seda osalist tööaega ja osalist töötasu. Ja töötaja saab siin siis hüvitist töölepingu seaduse paragrahv 100 lõigete 1 ja 2 alusel ehk siis 1 kuu keskmine töötasu tööandjalt ja juhul, kui tema nii-öelda tööstaaž viimase tööandja juures on olnud vähemalt 5 aastat, siis täiendavat koondamishüvitist juba Eesti Töötukassalt. Nii et need tagatised talle jäävad. Kui ta jääb töötuks, siis tal on õigus taotleda juba töötuskindlustushüvitist, aga jälle, kui kõik need muud seadusest tulenevad nõuded on täidetud. Siin veel kord ka üle, et mida siis tööandja või Eesti Töötukassa maksab. Eesti Töötukassa maksab siis juhul, kui töötaja on viimase tööandja juures tööl olnud 5–10 aastat, siis 1 kuu keskmise töötasu. Oluline on tähele panna, et see keskmine töötasu ja ka töötajale alati selgitada, et see keskmine töötasu, mida arvutab tööandja ja see keskmine töötasu, mida arvutab Eesti Töötukassa, on erinevatel alustel arvutatud keskmised tasud ja need summad sageli erinevad. Et seal on arvutamise alus erinev. Et ühelt poolt tööandja lähtub keskmise töötasu arvutamise korrast, aga Eesti Töötukassa hoopis oma eriseadusest. Kui see viimane töösuhe on kestnud juba üle 10 aasta, siis on töötajal õigus saada siis lisaks sellele 1 kuule, mille tööandja välja maksis, veel 2 kuu hüvitis Eesti Töötukassalt. Nii et täpselt sarnane koondamisega jääb ära ainult see etteteatamisperiood, mida seadus näeb ette siis koondamise korral. Et seda siis siin ei ole. Selleks, et töötaja üldse saaks seda täiendavat koondamishüvitist Eesti Töötukassalt, peab tööandja tegema vastava sisulise avalduse, et seda ka mitte niisama ei maksta, vaid siin siis eeldatakse tööandja poolset initsiatiivi, tööandja poolse avalduse esitamist Eesti Töötukassale. Töötajad sageli küsivad, et tööandja ei teadnud või tööandjate teadlikkus selles osas tundub, et on päris madal, et nad ei tea, et nad peavad midagi veel tegema selleks, et see vähemalt 5 aastat töösuhtes olnud töötaja saaks seda täiendavat koondamishüvitist. Et töötajad küsivad, et aga nüüd 2 kuud on juba möödas ja tööandja ei ole seda avaldust esitanud, et kas Töötukassa nüüd mulle ei maksagi seda täiendavat koondamishüvitist. Töötukassa siin on läinud nagu seda praktikat, et ta siiski maksab, et see tähtaeg lihtsalt ennistatakse ja see hüvitis, nii nagu tööandja selle avaldusse teeb ära Töötukassale, siis see hüvitis ka töötajale välja makstakse. Ja see hüvitis, mida ma tahan kindlasti rõhutada, ei ole seotud töötustaatusega. Et need on nagu erinevad asjad. Et nii koondamise korral täiendav koondamishüvitis kui ka 37 lõige 5 ülesütlemisel täiendav koondamishüvitis ei ole seotud töötustaatusega. Tööandja poolsest rikkumisest nüüd juba täpsemalt. Et ütleb siis meile töölepingu seaduse paragrahv 91 lõige 2 väga selgelt, et töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandja poolse kohustuse olulise rikkumise tõttu ja nimetab ära, et eelkõige kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel ehk sageli klientidel. Teine võimalus on, et tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega või töö jätkamine on seatud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele. Probleemiks on alati tõendamine, aga vaatame kõigepealt, et mida siis ühe või teise punkti all praktikas, kuidas siis see rakendust on leidnud. Kui
tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt. Töötaja helistab jällegi Tööinspektsiooni juristi infotelefonile või tuleb meie juurde vastuvõtule, nuttes, rääkides sellest, kui halvasti tööandja teda kohtleb, kuidas tööandja nii-öelda see seaduslik esindaja ehk juhatuse liige sõimab, karjub praktiliselt kõigi peale seal. Et esimene küsimus on, kui ta tahab 91 lõige 2 alusel üles öelda, kuidas ta suudab seda tõendada? Ehk on tal tunnistajad, on tal salvestised, on tal kirjad. Kui ta teab algusest peale, et ta seda tõendada ei suuda, ei ole tal ka mõtet seda töölepingut 91 lõige 2 alusel üles öelda. Ehk paljud need juhud, kus võib-olla oligi taustal tõesti täiesti ebaväärikas käitumine, lõpevad töövaidluskomisjonis või kohtus sellega, et töötaja ei suuda ära tõendada, et see kõik aset leidis. Või leiab tööandja siis need tunnistajad, kes kinnitavad absoluutselt vastupidist, nad ütlevad, et töötaja ise käitus täiesti ebaväärikalt ja et üks pool nii-öelda oma käitumisega põhjustas ka selle teise poole käitumise. Mis kokkuvõttes tähendab seda, et töövaidluskomisjon või kohus võib hinnata, et see erakorraline ülesütlemine 91 lõige 2 alusel ei olnud antud juhul põhjendatud. Tulemuseks on jällegi see, et töövaidluskomisjon või kohus loeb selle töösuhte lõppenuks paragrahv 85 alusel ehk korralise ülesütlemisega. Nii et siin kindlasti töötajate vaates keeruline olukord, aga töötajad muutuvad ka teadlikumaks. Samas teistpidi võib öelda ka seda, et seda 91 lõige 2 alusel ebaväärikat käitumist käiakse ka väga kergekäeliselt välja. Ehk käiakse ka välja nendes olukordades, kus tegelik põhjus on hoopis milleski muus. Ehk jälle seesama soov tegelikult lihtsalt ära minna teise tööandja juurde, põhjust mõjuvat ei ole, nüüd tööandjaga juba tekkis konflikt, keegi ütles, mõtles, vaatas valesti töötaja poole ja juba ta viskab kohe 91 lõige 2 alusel avalduse lauale. See teine punkt, tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega. Siin ka töötajad on väga varmad seda paragrahvi kasutama ka nendes olukordades, kus tegelikult annaks olukorra veel hoopis muul moel lahendada. Ehk annaks tööandjalt nii-öelda ka välja nõuda mingit tasu. No üks selline näide praktikast. Töötaja muudkui töötas ja töötas, tegi sageli ka ületunnitööd, mis muide ei olnud tööandjaga kokku lepitud, aga ta tegi seda ületunnitööd ja tööandjal oleks olnud ka võimalus näha seda, et töötaja tegelikult teeb pidevalt ületunnitööd. Töötajal ühel hetkel sai nii-öelda kõrini, ta enam ei tahtnud selle tööandjaga töösuhet jätkata ja eelnevalt üldse tööandjat hoiatamata, midagi küsimata tööandja käest, andis ta tööandjale ülesütlemisavalduse jällegi 91 lõige 2 alusel, viidates sellele, et tööandja vaatamata tema ületundidele alates eelmise aasta 1. juunist kuni siis selle aasta 30. septembrini ei ole maksnud talle või hüvitanud talle ületunnitöö tegemist. No sellises olukorras, kas on põhjendatud või ei ole põhjendatud. Mida jättis töötaja tegemata? Ta jättis täitmata selle lojaalsuskohustuse, hea usk teise poole huvidega arvestamine. Kui ta tahab 91 lõige 2 alusel ära minna, siis enne seda ta peab ikkagi tööandjalt ka mõistlikult nõudma seda, et vaata, ma tegin ületunnitööd, maksa mulle välja need ületunnihüvitised või võimalda mulle tasulist vaba aega selle eest, et ma ületunde tegin. Ta ei rääkinud sõnagi sellest tööandjale. Tööandjal polnudki mingit võimalust seda olukorda lahendada. Tema sai sellest teada alles siis, kui tal oli juba laual ülesütlemisavaldus ja see ülesütlemisavaldus on ju kehtiv. Ja ülesütlemisavaldus saab tagasi võtta ainult juhul, kui teine pool sellega nõus on. Ülesütlemisavaldus oli laual, tööandjal midagi muud teha ei olnud, jällegi pöörduda ainult töövaidlusorganisse. Töövaidlusorgan hinnates kõiki need asjaolusid kogumis ütles muidugi, et see 91 lõige 2 alusel ülesütlemine ei ole antud olukorras põhjendatud. Järgmine klassikaline näide 91 lõikest 2 on see, et tööandja tegi kenasti ülekande ära, pangas tekkisid tehnilised tõrked, millegi pärast töötaja töötasu jõudis tema kontole alates tööandja poolt väljamakse tegemisest hoopis 5. tööpäeval. Palgapäevast oli selleks ajaks möödunud juba 7 päeva. Töötaja selle asemel, et küsida tööandjalt või raamatupidajalt mingitki selgitust või öelda, et juhul, kui sa mulle ei maksa selleks ajaks, siis ma ütlen töölepingu üles, mida siis töötaja tegi, andis 91 lõige 2 alusel avalduse, põhimõtteliselt õhtul kell 4, tema tööpäev kestis kella 5-ni, andis kell 4 avalduse ja teatas pidulikult, et homme tema enam tööle ei tule.
ei ole heauskne käitumine. Ei ole teise poole huvidega arvestav. Ehk seal töötajad, mida me täna ka näeme, et töötajad teavad küll oma õigusi, aga nad unustavad seejuures ära oma kohustused. Kahtlemata ka vastupidi, ka tööandjad teavad küll oma õigusi, aga unustavad ära seejuures oma kohustused. Aga just 91 lõige 2 vaates hakkab see nagu eriti silma. Nüüd see kolmas punkt, töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele. Seda kõlbelisust või head nime mina ühestki töövaidlusasjast välja ei lugenud, et selliseid töövaidlusasju tundub, et ei ole töövaidluskomisjoni menetluses olnud. Küll aga oli see, et on reaalne oht töötaja elule ja tervisele. Mida töötaja teeb? Kirjutab tööandjale pika avalduse, ülesütlemisavalduse, ilusti põhjendatud. Vaatasin töökeskkonnas ringi, juhtmed on kõik laiali, liikumisteed ei ole vabad, võttis TTOS-i ette, hakkas järjest kirjutama, eks ole, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, mis siis kõik valesti on. Liikumisteed ei ole vabad, valgustus ei ole piisav, tööruum on liiga külm istuva töö tegemiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ja niimoodi 2 lehekülge. Ja lõpetuseks siis märkis, et ta töötab veel 3 päeva ja seejärel ta lahkub tööandja juurest. Jälle, töötajana tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest on sul kohustus teha ka enda poolt kõik, et töökeskkond oleks ohutu ja tervist mitte kahjustav. Kas töötaja tegi eelnevalt midagi? Ei teinud, mitte mingit märkigi. Nüüd tal tekkis tungi vajadus ära minna, siis ta pani selle kõik, mis südamel oli selle 5 aasta jooksul, mis töösuhe oli kestnud, kõik, mis südamel oli lõpuks sinna paberile jõudnud. Aga tööandja siis ka selles olukorras seal tööandja siis tegi ka kohe omapoolse nii-öelda vastukäigu, ta mitte ei pöördunud töövaidluskomisjoni, ei jäänud ootama seda töövaidluskomisjoni pöördumist, vaid tegi ka omapoolse vastukäigu, ütles, et ma tänan teavitamast, olen teie probleemid edastanud töökeskkonna spetsialistile ja teie töökeskkonna volinikule, juba homme me hakkame sellega tegelema, et palun olge siis kaasatud kogu selles protsessis ja et kas juhul, kui siis 3 päeva pärast see olukord on lahendatud, et kas te olete nõus oma ülesütlemisavaldust tagasi võtma. Töötaja teatas, et ei, ta ei ole nõus, et tema on oma otsuse teinud, 5 aastat on ta kannatanud ja see, et ülehomme olukord parem on, see teda ei huvita. Ja läks minema tööandja juurest. Jällegi, töövaidluskomisjon hinnates kõiki neid asjaolusid kogumis leidis, et siiski, et see ülesütlemine ei ole põhjendatud. Nii et ühelt poolt seadusandja on küll võimaluse andnud, aga teiselt poolt see võimalus tähendab seda, et sellele eelneb, nii nagu 88 lõike 1 puhul, mida ütleb seadusandja tööandjale, ütleb, et eeldatakse eelnevat hoiatamist, eeldatakse nii-öelda eelnevat seda mõistlikku märki selle kohta, et sa oled midagi valesti teinud või et ma tahan sinuga töölepingu erakorraliselt üles öelda, siis sama lugu 91 lõige 2 puhul, et ka töötaja peab ikkagi omalt poolt kõigepealt näitama initsiatiivi, et ta tahab töötasu kätte saada, et ta ei ole seda saanud või et ta tahab hoopis paremaid töötingimusi, sest ta tajub praegu, et on reaalne oht tema elule ja tervisele. Et ta annab sellest koheselt tööandjale teada ja alles siis, kui enam ei ole võimalik mitte mingil moel muul olukorda lahendada, alles siis ta ütleb töölepingu erakorraliselt üles. Muidugi on olukord täiesti teine kui ka selline ahistamisega seotud juhtum töö juures tööandjale juhatuse liikmele tuli siis külla sõber, koha peal oli siis sekretär, kes kõik pani kirja, võttis vastu siis juhatuse liikme külalise ja siis see külaline lasi oma kätel väga vabalt käia, selle sekretäri suhtes selge ahistamisjuhtum, seal selles olukorras ei saa kahtlemata see ahistatu enam oodata, et kas nüüd, mis nüüd edasi hakkab saama, et ma nüüd hoiatan, et kui veel üks kord, et siis ma lähen ära tööandja juurest. Et seal olid kõik piirid juba ületatud ja 91 lõige 2 oli see ainus võimalus, et üldse nagu lahkuda ja mitte enam tagasi tulla. Nii et see 91 lõige 2, aga miks ta on populaarne, on selle sama hüvitise pärast ja on selle jällegi sotsiaalse tagatise pärast, et juhul, kui tööandja ei vaidlusta, 30 päeva jooksul, nii nagu seadus ette näeb, juhul, kui see ülesütlemine jõustub, et siis on õigus saada ka töötuskindlustushüvitist Eesti Töötukassalt.
tööandjad paraku, jah, ma näen, et viimase 3 aastaga tööandjate teadlikkus selles osas on küll märgatavalt tõusnud, aga jätkuvalt on neid tööandjaid, kes lähevad vaidlusesse alles siis, kui töötaja on ilusti, ta ootab ära oma 30 päeva, ta vaatab, et tööandja midagi ei tee, ta ei pöördu töövaidluskomisjoni ega kohtusse. Ja nüüd, kui 30 päeva on möödas, 91.2 seda olemust enam vaidlustada ei saa, siis ta läheb lõpparvenõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse. Nüüd, kui ta läheb juba 30 päeva on möödas, tööandja enam sisuliselt vaidlustada ei saa, on ainult lõpparve nõue, nüüd sõltub juba töövaidlusorganist, kuidas ta hakkab hindama selle paragrahv 100 lõige 4 nii-öelda üldsummat, kas on põhjust maksta 3 kuu keskmine töötasu või tuleb seda vähendada või tuleb seda hoopis suurendada. Aga enam selles olukorras, kui see 30 päeva on möödas ja tööandja ei ole ise vaidlustanud, selles olukorras töövaidluskomisjon ega kohus ei hakka enam hindama, kas 91 lõige 2 alusel ülesütlemine oli põhjendatud või ta ei olnud põhjendatud. Ja seda toodi välja ka eelmisel aastal siis läbi viidud Tartu Ülikooli poolt läbi viidud töövaidluskomisjoni töövaidlusasjade analüüsis ehk et milline see rakenduspraktika on olnud ja toodi siis ka seal välja, et jah, leidis küll paar töövaidluskomisjoni, kes siis algaastatel olid teinud neid otsuseid, et ka siis, kui 30-päevane tähtaeg oli möödas, siis hakkas ikka veel üle vaatama, et kas see 91 lõige 2 alusel ülesütlemine oli põhjendatud või ei olnud, aga tegelikult töövaidlusorganil siis, kui see ülesütlemine on jõustunud, ei ole enam alust sisusse hakata süvenema, et nüüd siis edasi peab ta vaatama ainult seda, et kas hüvitise suurus on 3 kuud mõistlik või on vähem või on rohkem, et olenevalt asjaoludest. Töötaja isikust tulenevad põhjused. 91 lõige 3 tavaliselt on töötaja terviseseisund, perekondlikud põhjused, aga terviseseisundi puhul, nagu ma juba rääkisin, et tööandja poolelt ka alati mõelge, soovitav on ka selgitada seda, et milline on õiguslik tagajärg, kui minna ära 91 lõige 3-ga, et töötuks jäämisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele, et mis on, mida tööandjad kardavad, et miks tööandjad eelistavad seda, et töötaja esitab avalduse 91 lõige 3 alusel sellele, et öelda ise 88 lõige 1 punktide 1 või 2 alusel sellise töötaja tervise tõttu see tööleping üles. Kardataksegi seda, et töötaja siis vaidlustab selle 88 lõige 1 punktide 1 või 2 alusel ülesütlemise, mis toob endaga kaasa jälle täiendavad kulud, jälle täiendava ajakulu, rahalise kulu, et see viibib nagu liiga palju ja sellisele sotsiaalsele poolele siis seejuures ei mõelda või ka ei teadvustata seda endale. Töötajad sageli küsivad, et kas kolimine on mõjuv põhjus, mille peale mina alati küsiks vastu, et kas kellegi kolimine ühest kohast teise tuleb ootamatult. Et 91 lõige 3 on ju mõeldud ikkagi nendeks ootamatuteks olukordadeks. Ütleme, et mul on väike laps, mul on siiani olnud ta emaga kodus, nüüd emaga juhtub midagi, lapse vanaema ei saa seda last enam hooldada, mul ei jäägi muud valikut, kui ise koju jääda, et siis on see 91 lõige 3 asjakohane. Või tulebki jääda, eks ole, hooldama oma vanemaid, hooldama mingil põhjusel oma last, kes on haigeks jäänud ja kes on pikka aega haige, nii et see töövõimetusleht ka seda olukorda enam ei päästa. Et seal on 91 lõige 3 asjakohane, aga tavalise kolimise puhul, kolimisprotsess on ikka see, mida pikalt ette planeeritakse, seal see 91 lõige 3 ikkagi väga asjakohaseks seda olukorda lugeda ei saa. Ehk ei saa tekkida olukorda, kus töötaja tuleb täna tööle ja ütleb, annab 91 lõige 3 alusel avalduse ja ütleb, et tead, siiani ma küll elasin Tallinnas, aga homsest ma hakkan Pärnus elama ja sellepärast ma sinu juurde enam tööle ei tule. Et see jällegi ei ole põhjendatud, see ei ole olnud selle seaduse eesmärk. Kas sellisel juhul, täpselt selline situatsioon on olnud, et kas sellisel juhul on siis jälle tööandjal need seaduslikud õigused, et töötaja poolt on nagu korraline ülesütlemine ja ma võin talle esitada nõude? No, tööandja ei saa ise seda otsust langetada, ehk siin tööandja poolelt peab kindlasti, tööandja peab selgitama, tööandja peab ütlema seda, et ma kindlasti vaidlustan selle sinu erakorralise ülesütlemise 91 lõige 3 alusel ja tagajärjeks võib olla see, et töövaidlusorgan ütlebki, et see ei ole seaduslik ja sel juhul on sul ikka korraline ülesütlemine. Nii et mõtle, ole hea, mõtle, et kumma valiku sa siis teed, et kas me lähme sinuga töövaidlusesse või me täna kohe, eks ole, lepime milleski kokku. Töötaja reede õhtul saadabki sõnumi, et tal on erakorraline tööpakkumine Soomest. Tema jaoks on see väga oluline, sest sissetulekut
suurenevad ja esmaspäevast me enam tööle ei tule, jätab asjad, võtmed kõik ja tööandjal on siis omakorda võimalus pöörduda töövaidluskomisjoni. Nüüd oleneb, et kuidas ta siis seda teeb, kui ta lihtsalt helistab ja jätab suuliselt sisu üles, kui ta saadab SMS-i, see on kirjaliku taasesitamist võimaldav vorm, et ega siis polegi tööandjal midagi muud teha, kui 30 päeva jooksul vaidlustada, vaidlus võtab kõik aega, Soomes ta sageli kohale üldse ilmugi see töötaja. Nii et see on ainuke tööandja kaitsemehhanism, et ikkagi ainult see vaidlustamisvõimalus ja läbi vaidlustamise siis nõuda ka kahjuhüvitist ja nii edasi. Et see on ainus võimalus tööandja jaoks. Ja et kindlasti ei tasu seda võimalust nagu käest lasta, et eriti nendel puhkudel, kus on ilmselge, et töötaja teadis, et mul on projekt pooleli ja et see kahju, mis kaasneb selle tema lahkumisega, on tegelikult ettevõtte vaates väga oluline. Nüüd ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel ehk nüüd tööandja poolt paragrahv 88 lõige 1. Vaatame esialgu punktid 1 ja 2, mis on puhtalt seotud töötaja tervisega või töötaja mitte hakkama saamisega siis mõnel muul põhjusel. Need on need punktid, mis annavad siis töötajale töötuks jäämisel õiguse taotleda töötuskindlustushüvitist. Ehk jällegi sotsiaalne tagatis, sotsiaalne garantii läbi nende 2 punkti on tagatud, 3 ja järgnev sellist sotsiaalset tagatist ei anna. Tööandja vaates on pigem raskused sellega, et kust või täna praktikas on ikkagi jätkuvalt see küsimus, et kuidas arvutada seda töövõimetuslehel oldud 4 kuud. Seadus ei ütle, kas see on järjest või see on kalendriaasta jooksul, et kuidas ma pean seda ikkagi hindama. Mida kohtud on teinud? Et siin ma pigem räägiks kohtute praktikast, sest see töövaidluskomisjonide praktika on olnud väga erinevad. Kohtud on läinud pigem nii-öelda sarnasteed. Et kohtud on siis öelnud, et kui see ülesütlemine, ütleme 4 kuud on täis, töötajad on meil 5. kuud haige. Ja nüüd 5. kuul ma näen, et töö on takistatud, me ei saa niimoodi jätkata, et teda ei ole ja me ei tea ka, millal ta tuleb. Ülesütlemine peab kindlasti aset leidma sellel ajal, kui töötaja viibib veel töövõimetuslehel. See on esimene tingimus. Kui töötaja oli meil küll 5 kuud ära, aga nüüd naaseb tööle, siis ei saa me tegelikult anda enam ülesütlemisavaldust 88 lõige 1 punkt 1 alusel. Miks? Tema tervis on taastunud. Ta on tööl tagasi. Meil ei ole mingit põhjust enam väita, et tema haigus või haige olek takistab meil edaspidi ettevõtte tegevust. Aga töövõime vähenemine. Ta on küll tööl tagasi, aga ta on teatud tingimused. Kui tal on teatud tingimused, siis see on juba teine olukord. Ehk nüüd on juba arst määranud selle, et tal tegelikult ei ole võimalust enam senistel tingimustel seda töösuhet jätkata. Siin, kui me vaatame paragrahvi 88 regulatsiooni, siis seadus näeb ju ette, et kõigepealt tööandja peab tegema kõik endast olenevat, siiski see töö säiliks. Ehk kui tööandja saab töö näiteks ümber korraldada, pakkuda töötajale teist tööd, milleks tal on vastav väljaõppe olemas, kogemused olemas või pakkuda ka väljaõpet, mis ei ole liiga kulukas tööandja jaoks. Sel moel, et töötaja pärast seda saaks teha seda tööd, mis tema terviseseisundile vastab, siis ta ei saa töölepingut erakorraliselt üles öelda. Kui nüüd on see olukord, et töötajale ongi täiesti, sisuliselt on keelatud edasine töötamine, ei ole võimalik enam kuidagi midagi kohe andada, parandada, koolitada, et see kõik ei muudaks seda olukorda, siis ütleb tööandja töölepingu erakorraliselt üles. Et see on see põhimõte. Nii et kui täna rääkides ka töövõimereformi valguses, uue siis varsti jõustuva seaduse valguses, et siin muutub eriti tähtsaks see aspekt, et tööandja kõigepealt teeb kõik endast oleneva, et selle inimese töötamine nii-öelda säiliks, töötamise võimalus säiliks ja alles siis, kui ta on kõik endast oleneva teinud, aga olukord ei muutu sellest tulenevalt, et siis alles öeldakse see tööleping erakorraliselt üles. Mida saab tööandja teha juhul, kui töötaja oligi 4 kuud haiguslehel, isegi pikemalt, siis tuli tööle, siis tööandja vaatas, et töötajal on väga raske, leppisid kokku, antakse puhkus, töötaja tuleb puhkuselt tagasi, teeb tööd, aga töötaja väidab, et tal ei ole raske, aga ümberringi kõik ütlevad, et tegelikult tema terviseseisund on halvenenud. Tööandja jaoks siin on ainuke abimees töötervishoiuarst.
Et siin ei ole muud võimalust, kui suunata siis töötaja töötervishoiuarsti juurde. Soovitav on ka töötervishoiuarstile kindlasti ära kirjeldada kogu see olukord, et ka tema oleks teadlik, sest sageli tööandjad, mis nad unustavad tegemata, nad saadavad küll töötaja töötervishoiuarsti juurde, lootes, et töötaja ise räägib sellest probleemist, aga töötaja kardab ilmselgelt tööst ilma jääda. See on tema põhihirm ja ta pigem, isegi kui näiteks tal on ka neid olukordi olnud, kus arst on väga selgelt öelnud, et sa ei tohi oma senist tööd jätkata, saa aru, tulemuseks on see, et sul on kutsehaigus, sul on püsiv töövõime kaotus, no mis võib-olla ka invaliidistumine, et mis iganes. Ja inimene lihtsalt teadlikult teeb selle otsuse, et kuna ta niivõrd kardab tööst ilma jääda, ta kardab nagu jääda kõigist nendest sotsiaalsetest garantiidest ilma, et ta ei näita tööandjale seda otsust. Ta täiesti teadlikult varjab seda. Muidugi, kui sealt nüüd kujunebki kutsehaigus, on tore ju öelda, et jah, tööandja on kahtlemata vastutuses sellises olukorras vabastatud, kui ta suudab ju ära tõendada, et tegelikult oli see arsti otsus juba eelnevalt olemas, aga samas inimlikust aspektist vaadates see on ju täiesti ebamõistlik, et inimene teadlikult ise kahjustab ennast sel määral, et ta põhimõtteliselt pärast ongi töövõimetu. Nüüd need oskuste pooled, see punkt 2, millest seadus räägib. Need oskuste pool võib tähendada ka seda, et meil on töötaja autojuhina tööl, ta on ja nüüd käib näiteks tervisekontrollis ära ja arst ütleb talle, et teate, et ei tohi enam kindlasti mitte sõidukit juhtida või te ei tohi kindlasti enam olla bussijuht, et teie terviseseisund ei ole selline, et te saaksite bussijuhina jätkata ja tal näiteks ei pikendata ka autojuhi lubasid. Nüüd tal ei ole enam, tegelikult autojuhi luba enam ei ole, ta ei saa meil autojuhina enam töötada reaalselt. Siis on 2 võimalust, kas me pakume talle mõnda muud tööd, milleks tal on vastav ettevalmistus olemas ja mida meil ettevõttes parasjagu on, või on jällegi ülesütlemine töölepingu seaduse paragrahv 88 lõige 1.2 alusel. Nii et need 2 punkti on siis selleks, et leida neid sobivaid lahendusi töötaja jaoks. Sama lugu on keeleoskusega. Keeleoskuse puhul ma muidugi alati rõhutan, et kõigepealt, kui meil töötaja näiteks ei valda piisavalt eesti keelt, me peame ta kõigepealt saatma ikkagi, andma talle võimaluse konkreetseks kuupäevaks, see peab olema ka mõistlik aeg, konkreetseks kuupäevaks teatud kvalifikatsioon omandada. Kui ta nüüd ei omanda selleks kuupäevaks seda nõutud kvalifikatsiooni, alles siis tekib tööandjal õigus see tööleping erakorraliselt üles öelda. Paragrahv 88 lõige 1.3 ja järgnev. Need punktid kõik räägivad töötaja süülisest käitumisest. Need kõik räägivad sellest, et töötaja on jätnud oma kohustused täitmata, on tekitanud varalist kahju, on tekitanud tööandjas või ka kolmandates isikust usalduse kaotuse ehk reaalselt kas on varastanud või mõne muul moel sellise teo toime pannud. Siin on hästi oluline jällegi põhjendamine, et juba ülesütlemisel eelnevalt kindlasti seadus eeldab siin ka hoiatamist, rikkumiste puhul eelnev hoiatamine ja ainult nendes olukordades, kus see tegu on nii oluline, et seda teo raskust arvesse võttes ei ole võimalik töösuhet jätkata, siis võib tööandja erakorraliselt üles öelda ilma selle hoiatuseta. Aga alati nii töövaidluskomisjon kui kohus hindab väga üksikasjalikult seda, et kas oli võimalus eelnevalt hoiatada, kas oleks pidanud eelnevalt hoiatama, et kui oluline see rikkumine nagu ettevõtte tervikvaates on, kuidas see mõjutas ka teisi töötajaid, ka seda on hinnatud töövaidluste käigus. Nii et siin see põhjendamine on väga-väga tähtis ja kui vähegi võimalik, siis kõigepealt ikkagi töötajale hoiatused rikkumiste eest, on nad siis suuliselt või kirjalikult, aga igal juhul nad peavad olema tõendatavad hilisema töövaidluse käigus ja alles siis, kui need hoiatused on tehtud, siis alles ülesütlemine. Muidugi ei tule see kõne alla, kui meil on üks raamatupidaja, kes näiteks reaalselt tekitabki meile varalise kahju, kannab oma kontodele ettevõtte kontolt raha niisama ilma õigusliku aluseta, et seal ei ole juttugi, et miks me peaks sellise inimesega töösuhet jätkama või kui seal ei ole ka mõtet hakata hoiatusi tegema.
küll on aga sageli teemaks ju töötajate alkoholi tarbimine või tänapäeval juba ka narkootikumide tarbimine siis või muude psühhotroopsete ainete tarbimine töö ajal. Et mida nendes olukordades teha ja siin alati tööandjatel on ju küsimused, kuidas ma ikkagi seda tõendada suudan. Ehk esimene asi on tõendamise küsimus. Kui töötaja on joobeseisundis, siis ja me vaatame täna üldse kohtulahendeid ja töövaidluskomisjoni lahendeid nendes küsimustes, siis kõige olulisemaks kaalukeeleks on alati kõrval viibinud isikute ütlused. See on täna see kõige peamine tõend, mis alati nii-öelda vett peab ja mis muutub ka selleks kaalukeeleks ühe või teise otsuse tegemisel. Nii et kui töötaja on joobes, kõik näevad, et ta on joobes, siis panna kõik nii palju kui vähegi võimalik isikuid, kes selle siis joobes isikuga kokku puutuvad, kohe kirjutama ka seletus selle kohta, et kuidas see isik käitub, milliseid joobetunnuseid ta märganud on, mis kellaajal, kus kohas, et kõik oleks ära fikseeritud. Et see on esimene asi. Kui isik käitub agressiivselt, ehk ta on joobes, ta on agressiivne, siis tuleb kahtlemata kutsuda politsei. Sest juba see, et te olete politsei kutsunud, ka politsei on selle olukorra fikseerinud, on teie jaoks oluline tõend. Kui töötaja ütleb, et ma ei ole purjus, mul ei ole mitte midagi viga, aga te näete, et ta on purjus ja siis te teete talle ettepaneku, et Tallinnas siin on Wismari haigla, kus on võimalik, eks ole, minna vastavaid proove andma, et kas sa oled nõus minema neid proove andma? Ja ma olen nõus minema neid proove andma ja te viitate sinna kohale, aga ärge unustage, et kõik see, mida seal tehakse, on delikaatsete isikuandmete töötlemine. Ehk see tulemus ei anna tööandjale mitte midagi, kui töötaja ise seda tõendit teile üle ei anna. Sest tõend väljastatakse isikule ja seal peal on tema tervist puudutavad delikaatsed isikuandmed, mille edasiandmine kolmandale isikule toimub ainult juhul, kui see joobes viibinud isik sellest huvitatud on. Jällegi praktikas näide, kus isik läks hommikul jääknähtudega tööle, haises alkoholi järgi, kõik kinnitasid, et haises alkoholi järgi tegelikult ka tuikus veel. Tööandja kõrvaldas ta töölt, et tulles tagasi töötervishoiu tööohutuse seaduse juurde, mida seadus ette näeb tööandjale ette kohustuse joobeseisundis isik töökeskkonnast eemaldada. Tööandja saatis ta koju. Mees oli väga kaval, ootas ära 5 tundi, õhtul läkski sinna Wismari tänaval asuvasse haiglasse, lasi seal endale kõik proovid teha ja tõi tõendi, et ta on täiesti kaine. Nüüd, kui tööandja tegi hoiatuse ja siis tegi veel teise hoiatuse ja töölepingu siis ka üles ütles 88 lõige 1 alusel, siis tuli töötaja lagedale oma tõenditega, ütles, et sellel päeval, kui nad kõik kinnitasid, et ma olin jääknähtudega ja mind töölt kõrvaldati, ma küll purjus ei olnud, vaadake, mul on tõend selle kohta. Ja seda tõendit kohus ka arvestas. Nii et see on see oht, et mida täpsemalt kõik asjad on kirjeldatud, fikseeritud, seda parem. Aga kunagi ei ole ka 100% garantiid, et siis kõik need tõendid, mis te olete kogunud, ikkagi ka vett peavad. On ka vastupidine näide, kus üks tööandja tahtis väga ühest töötajast lahti saada. Tegemist oli tundus, jäi mulje nagu poolte sellest jutust, et tegemist oli üsna kiusliku töötajaga, tööandja soovis temast lahti saada ja oli üks sünnipäev töö juures, tegelikult kõik võtsid veidi alkoholi, tehti üks šampuse ring ja nüüd kohe pärast seda pandi see konkreetne isik, kes pidi minema kliente teenindama, pandi kohe alkomeetrisse puhuma. Alkomeetri näite oli seal mingisugune 4,5, aga tegemist oli ülihapra pisikese naisterahvaga. 1,45 m, 40 kilo, tal ei saa mitte kuidagi olla see näitaja seal 4,5, sest ta oleks surnud juba selle aja peale. Tööandja läks selle 4,5 näitajaga töövaidluskomisjonini välja ja kõik need ülejäänud töötajad ka kinnitasid, ja ta oligi laus purjus, sest kõigil oli suur huvi sellest inimesest lahti saada. No muidugi tütarlaps võttis endale tunnustatud advokaadi ennast kaitsma, advokaat kasutades kõiki siis oma teadmisi ja oskusi, ütles, et kuulge, vaatame nüüd kõik koos seda naisterahvast. Sest te kujutate ette, et tema on 4,5 promillise joobega. Keegi ei kujutanud ette. Siis küsis ta järgmisena, et aga kas teie alkomeeter oli taadeldud? Ei, kaugel sellest. Millega te tõendate, et ta joobes oli? Siis kutsuti tunnistajad välja. Küsiti, et nii, kes teile šampust pakkus? Tööandja esindaja. Aga millest me räägime siis?
ja oligi kohe see ülesütlemine tühine. Noh, mis siis tulemus oli, et jah, ühelt poolt tööandja sai küll lahti sellest töötustöötajast, aga teiselt poolt loomulikult sai ta lahti sellega, et ta pidi maksma hüvitist siis ja antud juhul nõuti siis välja 4 kuu keskmise töötasu ulatuses see hüvitis. Nii et ka alati selliste joobeseisundis töötajatega, et seadus nõuab, tööandja peab tegelema, soovitav on siis tunnistajate ütlusi koguda. Kui teil on kaamerad, mille kohta siis ka sildid on väljas, et te salvestate, siis kaamera väljavõtteid saab alati kasutada, kus on näha, et inimene tuigub või käitub ebaadekvaatselt võrreldes tavapärasega. Siis alkomeetrite puhul on see, et peab olema siis vastav kokkulepe juba sõlmitud soovitavalt töölepingus, see on isikuandmete töötlemine. Teil peab olema ka vastav kord, kuidas te üldse selle alkomeetri näidu fikseerite, sest teatavasti kui on need tavalised igapäevakasutuses olevad alkomeetrid, mitte need, mida politseimaanteel kasutab, vaid sellised täiesti tavalised, et kui te sellesse nüüd töötaja puhuma panete, siis kuidas te selle näidu fikseerite? Kui te teete foto, siis on jälle küsimus, et mis hetkel ei tea, kes ja millega sinna puhus ja millisel ajahetkel. Nii et see pole ka nagu alati garantii. Et siin jah, tuleb alati nagu mõelda, et kuidas neid tõendid koguda ja kas need tõendid hiljem ka vett peavad, kui me töövaidlusesse asume samas küsimuses. Nii et see 88 jah, et kindlasti on oluline see põhjendamine, soovitan on mitte liiga laiaks minna, mitte võtta korraga mitmeid erinevaid punkte või kui võtta erinevad punktid, siis vähemalt jääda sellesse piiresse, et te teate, et ühed on need, esimesed 2 punkti on need, mis annavad õiguse töötuskindlustushüvitisele, 3 ja järgnevad ei anna, et kui te hakkate töötajad milleski süülises käitumises süüdistama, et siis ei tohiks sinna juurde panna ka muuhulgas seda, et ta ei vastanud enam kõigile nendele nõuetele ehk ei läheks selle punkti 2 peale, et ei tekiks vastuolu või et ei tekiks katseaega ja siis veel kõiki neid muid rikkumisi ja katse ebarahuldavad tulemused ja siis kõiki muid rikkumisi. Nii et hoolikalt läbi mõelda, et kui on ülesütlemisavaldus, et mis ma sinna kirja panen, mis mul on tõendatav, kas mul on kõik tõendid olemas, kas juhul, kui me läheme töövaidlusesse, ma suudan seda kõike tõendada, mida ma siin väidan, millised võivad olla töötaja vastuargumendid minu väidetele, et see on see, mida tööandjad peavad siis alati ka meeles pidama. Ette teatamine töötaja poolt töölepingu erakorralisel ülesütlemisel. Siin töölepingu seaduse paragrahv 98 lõige 2 mingeid konkreetseid tähtaegu ette ei näe, räägib mõistlikust ajast ehk räägib sellest, et tulebki alati siis kaaluda, kas oli mõistlik ette öelda 1 päev või töötaja oleks saanud ette öelda 2 nädalat või 6 aega suisa. Et siin töötaja poolelt ei ole etteteatamistähtaegu selliseid, samas räägib seadus, et või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni ja siis tekib alati küsimus, et mis asi see etteteatamistähtaja lõppemine siis on, kui seadus ei näe ette ju etteteatamistähtaega. Üks selline küsimus, et töötaja saadab digiallkirjaga ülesütlemisavalduse, saadab öösel kella 1 ajal, juba tänase päeva sees, et eilsega ta ütles oma töölepingu ülesse. Reaalselt töölepingu ma saan lõpetada ikkagi tänase päevaga. Ja reaalselt loeb ka see, eks just, millal tekkis reaalne võimalus tööandjal tutvuda selle ülesütlemise avaldusega. Et tööandja või töötaja, kes öösel saatis, pidi ju arvestama, et enne hommikut, enne kella 8, kui tööpäev algab, mitte keegi seda avaldust ei loe. Et seal alati siis jälgitakse ka seda. Ja siis ma selle 1 päeva eest, mis nüüd läks nagu sellest üle, erakorraline nagu nii, ma võin kõik muud asjad, eks ole, nõuda nii, kuidas on, aga mul ei ole mõtet enam vägikäivast vedada, nagu nii läinud. Et selle päeva eest, mille nüüd on nii-öelda juba üle läinud, selle päeva eest ma ei pea talle maksma. Sest ta reaalselt tööl ei olnud. Ta reaalselt tööl ei olnud. Teda ei olnud ja kui ei ole tööd, siis ei ole ka töötasu, mis on see üldprintsiip. Aga lõpetamise päev jääb siis nii-öelda tänane. Jah. Tagasiulatuvalt ei saa üles öelda, et see ka töösuhte mõlemale poolele, et tagasiulatuvalt ei saa töösuhet üles öelda. Poolte kokkuleppel on see võimalik. Poolte kokkuleppe, see ongi kokkuleppe koht. Siin võivad pooled jõuda kokkuleppeni, et ma viimased nädal aega ei ole tööl käinud. Ma tegingi reaalselt tööl uusi nii-öelda vana seaduse mõistes. Ja nüüd ma tegin tööandjale ettepaneku, et kuule, ole inimene, et lõpetame ära selle kuupäeva, kui ma viimati tööl käisin. Tööandja tuleb mulle vastu ja siis lõpetataksegi selle kuupäevaga. Et töötamise registrisse siis tehakse ka vastav kanne siis just selle kuupäevaga, milles me kokku leppisime. Muudel juhtudel, kui me räägime ülesütlemisest, siis ei saa olla tagasiulatuv ülesütlemine.
Etteteatamistähtajad tööandjale. Tööandja peab alati siis mõtlema sellele, kui pikalt see töötaja meie juures siis tööl on olnud ja sellest lähtudes siis ka etteteatamistähtaegu vaatlema, et kui töötaja just erakorralisel ülesütlemisel, mitte korralisel, et see räägib siis erakorralisest ülesütlemisest, et kui töötaja on olnud töösuhtes alla 1 aasta, siis etteteatamistähtaeg 15 kalendripäeva, 1–5 aastat vähemalt 30 kalendripäeva ja sealt edasi siis vastavalt 60 ja kui on 10 ja enam tööaastat, siis vähemalt 90 kalendripäeva. Mida tuleb alati meeles pidada, et kui te tegutsete sellisel tegevusalal, kus kas on üldtöö kokkulepe riigi tasandil või on ettevõtte tasandil kollektiivleping, kui nüüd kollektiivlepingus on mingid muud tähtajad, mis on töötaja jaoks soodsamad, siis kehtib ju soodsama sätte kohaldamise põhimõte ja tuleb lähtuda siis sellest kollektiivlepingust. Kui on töölepingus endas, ma olen näinud ka töölepinguid, kus pooled on kokku leppinud töötaja jaoks soodsamad etteteatamistähtajad, ehk siis näiteks pikem aeg siis tööandja poolelt vaadates või lühem aeg töötaja poolelt vaadates, et siis tuleb lähtuda sellest töölepingus kokku lepitud tähtaegadest. Ja millal siis ei pea tähtaegadest kinni pidama, mis olukorrad need on, kui me oleme valmis hüvitama, näiteks meil ei olegi võimalik jätkata, meil on ettevõtte olukord, ütleme, väga keeruline või siis erakorralise ülesütlemise puhul töötajast tuleneval põhjusel töötaja on toime pannud väga olulise raske rikkumise, me ei saagi neid etteteatamistähtaegu järgida, sest kui keegi juba varastab meil krooniliselt, siis ei ole mõtet teda veel 60 päeva tööl hoida, mis siis, et ta on meie pikaajaline staažikas töötaja. Nii et ka need asjaolud siis on seadusega paika pandud ja nendest tuleb ka lähtuda. Ülesütlemise kord tervikuna, et kirjalikku taasesistamist võimaldav vorm kindlasti. Kirjalik taasesistamine, nii nagu siin juba ka öeldud oli, võib olla sõnum, aga sõnumite puhul alati siis meeles pidada, et mitte kõik mobiilioperaatorid ei võimalda sõnumi taasesitamist, et see peab olema siis ka eelnevalt kontrollitav, kas ta on taasesitatav või ta ei ole taasesitatav. Kui vorminõuet suuliselt antud ülesütlemisavaldus, keegi helistas, ütles, et ma täna enam tööle ei tule või ma ütlen töölepingu korraliselt üles, see on vorminõuet rikkudes tehtud ülesütlemisavaldus ja on algusest peale tühine ehk sisuliselt töösuhe kestab edasi. Nüüd, kui me räägime koondamisest, siis koondamise korral käib siis selle koondamisprotsessiga kaasas tööandja kohustus võimaldada töötajale vaba aega uue töö otsimiseks. Soovitan alati tööandjatele töökorralduse reeglitesse paika panna, mis on teie jaoks see mõistlik aeg, mille ulatuses te oma tööajast töötajale võimaldate vaba aega töö otsimiseks, sest selle kohta seadus midagi ei ütle, ta räägib mõistlikust ajast, aga oma ettevõtte võimalusi te teate kõige paremini ise ja töökorralduse reeglid on alati see koht, kuhu saab kirja panna. Vorminõude kohta üks selline praktiline juhtum, et töötaja oli rääkinud tööandjaga või nad olid mingis asjas nagu kokku leppinud või mitte kokku leppinud, üks pool oli avaldanud tahet, et ta tahab sel ajal nagu töölepingu ära lõpetada. Teine pool ei olnud tegelikult sellega nõus. Ja siis, kui see tähtaeg hakkas nagu lähenema, millal üks pool oli öelnud, et ta tahab ära minna töötaja, ta esitas, tööandja ütles, et ta peab teda kinni, et sa pead selle ajani olema. Ja töötaja esitas avalduse, kuhu kirjutas selle kuupäeva tegelikult mingisuguse varasema sinna, et mis on nüüd siis selle tööandja poolselt. Ma saan kirjutada tegelikult sinna sellele lehele peale, puhtfüüsiliselt ta annab mulle selle lehe, ta on kirjutanud sinna päeva näiteks 10. november. Aga täna on juba, eks ole? Täna on 27. Mida ma tööandjana saan teha, kuidas mina oma õigust saan? Esimene asi on see, et kindlasti kohe siis fikseerida, kui teil on asjaajamiskord selline, et näiteks sekretär võtab sisse kõik dokumendid, registreerib, et siis see tempel panna selle tänase kuupäevaga. Kui seda võimalust ei ole, et iga väiksemates ettevõtetes ei käi sellist korda, et siis vähemalt käsitsi nii enda kui ka töötaja eksemplarina, sageli tulevad ka 2 eksemplaris, kirja panna väga täpselt, et sain kätte sellel kuupäeval, sellel kellaajal. Ja veel lasta ka töötajal ka kinnitada veel kord oma allkirjaga seda, et teie saitegi kätte reaalselt sellel kuupäeval. Et siin ei ole, sest tema peab suutma hiljem vaidluse korral tõendada, et ta tegelikult esitas selle millalgi varem. Ta esitas suuliselt. Jah, aga ta esitas suuliselt, mis oli vorminõuet rikkudes ehk tühine.
et ta ei saa tugineda sellele, et ma juba sel päeval ju ütlesin sulle. Viimasel päeval vormistatav dokument, et seadus ei ütle küll midagi, et peaks töölepingu lisa näiteks vormistama, nii nagu oli vana seaduse kehtivuse ajal. Aga täna praktikas ikkagi paljudes ettevõtetes minnakse edasi selle vana seaduse nii-öelda tavadega ja sageli vormistatakse veel see töölepingu lisa, aga rõhutan veel kord, et seadus seda ei nõua ja täna meil on ju töötamise register omab täiesti õiguslikku tähendust, omab ka õiguslikku tagajärge ja kui kanne töötamise registris on tehtud ja töötaja nüüd ei nõustu selle kandega, ta ei nõustu selle näiteks ülesütlemisparagrahviga, mis seal töötamise registris kirjas on, siis tal on õigus ja võimalus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse ja vaidlustada see ülesütlemine. Ta ei vaidlusta töötamise registri kannet, sellega kande muutmiseks niisama ei saa keegi töövaidluskomisjoni pöörduda. Selleks, et kanne saaks töötamise registris muudetud, peab töötaja esitama esiteks põhinõude. Põhinõue on see, et ta vaidlustab ülesütlemist ja kõrvalnõudena on see, et ta palub muuta registrikannet. Eks seda tuleb ka nagu alati silmas pidada, et iseseisva nõudena ei saa minna töövaidluskomisjoni registrikande muutmiseks. Iseseisva nõudega registrikande muutmiseks saab küll pöörduda kohtusse, aga mitte töövaidluskomisjoni. Et töövaidluskomisjonis saab see siiski olla kõrvalnõue. Kui see on kõrvalnõue, töövaidluskomisjon vaatab läbi, tõesti see õiguslik alus on hoopis teine, ka töösuhte lõppemise kuupäev võib olla hoopis teine, siis jõustunud otsuse alusel saab töövaidluskomisjon ja teebki seadusest tulenevalt, juba individuaalse töövaidluse lahendamise seadusest tulenevalt, teeb selle registrikande muudatuse ära, välja arvatud nendel juhtudel, kus täna töövaidluskomisjon tegi otsuse pooltele teatavaks, homme tööandja vaatab, et jah, kõik on korras, ma olen nõus sellega ja teeb ise need registrikande muudatused ära. Esmane registrikande tegemise kohustus on alati tööandjal, et see tuleb siis maksukorralduse seadusest. Nii et see töövaidluskomisjoni poolne registrikande muutmine on vajalik ainult juhul, kui tööandja oma kohustust ei täida. Ja võimalik vaid jõustunud töövaidluskomisjoni otsuse alusel. Nii et kui töövaidluskomisjoni otsus ei jõustu, näiteks minnakse kohtusse, ei ole võimalust kätte toimetada teisele poolele, otsus jääb jõustumata, siis ei tule ka registrikande muudatust. Töölepingu kollektiivsest ülesütlemisest räägiks ka, et koondamine siis paragrahv 89 lõige 1, koondamine tervikuna on võimalik 89 lõige 1 alusel töötaja koondamine on võimalik ainult nendel juhtudel, kus meil tõesti esinevad olulised majanduslikud asjaolud ehk töö lõppemine on see esmane põhjus. Kui on olukord, et me ei saa töötajale enam maksta seda töötasu, meil lihtsalt ei ole majanduslikult võimalik maksta seda töötasu, mis me temaga töölepingus kokku leppisime, siis on Riigikohus öelnud, et see ei ole koondamise alus ega koondamise põhjus, see ei saa olla koondamise aluseks. Ehk siis peab tööandja hakkama mõtlema sellele, et ma pean töö kuidagi ümber korraldama. Kui tööandja otsustab nüüd, ta näeb, et tal on üks töötaja, kellel on tema hinnangul sellel hetkel liiga kõrge töötasu, mida ta ei ole võimeline maksma, siis on tal võimalus töö ümber korraldada, selle töötaja tööülesanded nii-öelda laiali jaotada ja tekib seeläbi siis see koondamise olukord, mis on seadusest tulenevalt põhjendatud, sest töö kui selline ühe inimese ülesannetena lõpeb. Ehk seal on koondamine õigustatud. Kindlasti ei ole küsimust ettevõtte pankroti väljakuulutamisel kohtuotsusega, pankroti raugemise väljakuulutamisel kohtuotsusega, ettevõtte likvideerimise otsuse tegemisel, nendega ka töölepingu seaduse paragrahv 89 lõige 2 alusel kaasneb siis koondamine, töötajate koondamine. Aga nüüd teatud juhtudel, kui me koondame korraga mitmeid inimesi, ehk siis arv konkreetselt keskmiselt on näidatud töölepingu seaduse paragrahvis 90, võib meil tekkida seaduse mõistes kollektiivne ülesütlemine. Ja kollektiivne ülesütlemine eeldab täiendavate nõuete täitmist ehk eeldab sisuliselt kaasamisprotsessi alustamist, eeldab informeerimist, töötajatega konsulteerimist, töötajate kaasamist selleks, et selle kaasamise eesmärk on siis selles, et kas vältida üldse seda koondamisse olukorda, nii paljude töötajate koondamise olukorda või leida ka muid lahendusi. Mis praktikas need muud lahendused on olnud? Tean ühte juhtumit, kus üks ettevõte tahtis koondada veerandi oma töötajatest. Tegemist oli siis tööstusettevõttega, oli tungiv vajadus, majanduslik olukord oli väga kehv, oli mõte koondada veerand oma töötajatest, tööandja korrektselt, nii nagu seadus ette näeb, andis esmase info
kõigile töötajatele, sest usaldusisikut selles ettevõttes ei olnud. Andis esmase info, ütles, olukord on selline, et ootan teie ettepanekuid järgneva 2 nädala jooksul. Need töötajad, üks konkreetne tsehh, võtsid ennast kokku, ütlesid, et meil on rahalisi vahendeid, et kas me saame kokkuleppele, et me ostame sinu käest välja ühe osa sinu ettevõttest ja me hakkame sulle hoopis teenust pakkuma. Ja nii see ka läks, ehk koondamine selles olukorras jäi ära, need inimesed lahkusid poolte kokkuleppel selle oma endise tööandja juurest, moodustasid oma ettevõtte ja hakkasid selle kaudu oma senisele tööandjale teenust pakkuma ja ei mingit kollektiivset koondamist, ei mingit koondamishüvitisi ja ei mingit töötust, ehk kõik need inimesed läksid ja ka jätkasid oma tegevust. Et selline positiivne näide, kuidas see informeerimine ja konsulteerimine reaalselt elus ka toimib ja võib viia ka väga hea lahenduseni. Alati see nii paraku ei ole ja alati neid häid lahendusi ka ei ole ja ei ole ka töötajatest seda initsiatiivi, et ise ettevõtlust alustada, et ise majandusse panustama hakata. Ehk jäädaksegi ootama siis seda, et nüüd tööandja midagi teeks ja seal informeerimisel, konsulteerimisel, kui meil nüüd ongi üks ettevõte, kus on 19 töötajat, me tahame ära koondada neist 5, meil on reaalne vajadus selleks, töö on ümber korraldatud, 5 inimesele tööd anda ei ole võimalik, nende töö lõpeb. Me anname neile sellest teada ja edasi anname neile ka võimaluse järgneva 2 nädala jooksul oma arvamusi ja ettepanekuid esitada, mitte midagi ei tule. Üsna tavaline ka praktika käigus, mitte mingit vastust ei tule. Kutsume, kaasame ka juba Eesti Töötukassa, ehk see teade käibki alati nii-öelda paralleelselt, nagu ma annan esmase info töötajatele, nii ma pean esimest korda informeerima ka Eesti Töötukassat. Nüüd ma informeerisin ära ka Töötukassa tuleb, teeb teavitust tööandja juurest, eks need on need teenused tööandjale, mida Töötukassa täna ka pakub. Räägib töötajatele ära, millised on võimalused, kas hetkel on olemas mõni tööandja, kuhu nemad oma kvalifikatsiooniga sobiksid, kes otsibki oma töötajaid. Mõnikord tuleb see uus potentsiaalne tööandja ka kaasa koos Töötukassaga sellesse ettevõttesse, kus siis sellist suuremat koondamisprotsessi on alustatud ja neile leitaksegi uus töö, aga ka mitte alati ei lähe see nii. Igal juhul võimalus on, nüüd 2 nädalat läks mööda, mingeid ettepanekuid töötajate poolt ei tulnud, protsess on siis lõplikult kinnitatud, koondatavate arv on teada, koondatavad isikud on teada. Nimekirjast on siis kõrvale jäetud, ütleme kõik alla 3-aastast last kasvatavad isikud, rasedad, siis töötajate esindajad ja läheb teistkordne nimekiri, nüüd on nimekiri juba Eesti Töötukassa jaoks ja koopia töötajatele, et see on see, mida reguleerib meil siis täna kehtiv töölepingu seaduse paragrahvid 101–103 ja mille üle Tööinspektsioonil on ka järelevalveõigus. Et kui kõiges muus osas, millest ma täna rääkinud olen, Tööinspektsioon järelevalveõigust töölepingu lõppemise poolelt ei oma, siis töölepingute kollektiivne ülesütlemine on see pool, kus me omame järelevalveõigust ja kus meil on reaalne sekkumise võimalus. Paraku praktika on läinud seda teed, et info meieni jõuab juba viimasel minutil ehk juba siis, kui rikkumine on toime pandud, informeerimise, konsulteerimise kohustus on jäetud täitmata ja meil ei jää muud üle, kui karistada kas seda tööandjat juba siis reaalselt rahatrahviga või ka täna pankrotihaldureid, kes paraku jätavad ka selle kohustuse täitmata. Seadus ei näe ette erisust pankroti korral. Et täna kehtiv seadus erisust ei näe, informeerimise, konsulteerimise kohustus nii tööandjal kui ka pankrotihalduril, kes sellesse tööandja rolli sisuliselt astub. Aga igal juhul teadvustage, et see võimalus Töötukassaga koostööd teha ja kohustus siis informeerida, konsulteerida nendes olukordades kindlasti on. Protsessi ma teile juba ka kirjeldasin, tahan veel öelda usaldusisiku kohta. Töötajate usaldusisik kui selline ei ole kuigi sage nähtus Eesti sellises tööõigusmaastikul, aga mõnes ettevõttes on nad siiski olemas. Tööandjale on alati lihtsam, kui on usaldusisik, siis tal on see üks konkreetne inimene, läbi kelle ta infot annab oma töötajatele. Kui usaldusisikut ei ole, töötajate usaldusisikut, sel juhul läheb info otse kõikidele töötajatele. Ehk kõigil töötajatel peab olema võimalus siis sellises koondamisprotsessis osaleda. Aga ka muude oluliste muudatuste juures tulenevalt töötajate usaldusisiku seadusest. Ja Töötukassa roll on siin puhtalt teavitamise roll ehk pakkuda tuge tööandjale, pakkuda tuge nendele töötajatele, leida sobivaid lahendusi, püüda leida siis uus töö nendele inimestele, et neil ei tekikski seda töötustaatust, et teha aktiivselt nii-öelda kaasa aidata. Et siin ka
tööandjad sageli ei teagi seda võimalust, et alles siis, kui Töötukassas siis kas meie kaudu saab info või saab juba nende tööotsijana arvele tulevate inimeste kaudu info, et on üks tööandja, kes tõesti täiesti mitukümmend inimest korraga kavatseb ära koondada ja siis Töötukassa võtab ise tööandjaga ühendust, siis tuleb see tööandjale nagu suure üllatusena, et kas tõesti Töötukassa siis pakub sellist teenust. Et jah, Töötukassa pakub sellist teenust ja seda teenust võib ka julgelt kasutada nendes olukordades, et see on abiks mõlemale poolele. Tööinspektsiooni roll, ma pigem ütleks, et selline sekkumise võimalus seadusandja poolt on ette nähtud, aga siin paraku ma tõden, et pigem karistaja rollis ei tahaks selles rollis olla, aga me täna oleme selles rollis kollektiivsete ülesütlemiste puhul, et kuna info tuleb viimasel minutil, ülesütlemised on juba aset leidnud, inimesed on juba koondatud, inimesed on juba Töötukassas arvel, siis jõuab see info meieni, sest neid tuli äkki korraga liiga palju, hakatakse asja uurima, me hakkame ka ettevõttes asja uurima, tuleb välja, et kõik on juba ära tehtud, informeerimist, konsulteerimise kohustust ei järgitud, ettekirjutust enam kellelegi teha ei ole, ehk ettekirjutus kui selline hea võimalus natuke viltu läinud asjad ära parandada, sellist võimalust enam ei ole ja alles jääb ainult see karistamise võimalus. Ja siin tegelikult seadusandja ei näe ette valikut, et kas ma tahan karistada või ma ei taha karistada, vaid sisuliselt täna kehtiva väärteomenetluse seaduse valguses Tööinspektsioon peab karistama, kui on rikkumine, siis peab karistama. Ja ainuke kaalumise koht on see, et mil määral karistada, kas teha hoiatustrahv või määrata siis need trahvimäärad, mida seadus ette näeb konkreetsele füüsilisele isikule, kes siis seaduse täitmata jättis kuni 400 eurot ehk kuni 100 trahviühikut ja juriidilisele isikule karistada võib ka mõlemad korraga ja juriidilisele isikule siis kuni 1300 eurot. Muidugi oleme juba oma praktikas näinud ka seda suurt tööandjat, kes ütles, et see 1300 eurot on nii tühine summa, et selle nimel küll ei tasu hakata siin informeerima ja konsulteerima, see võtab must vähemalt 10 korda rohkem ressurssi ära. Et ka selline karistuse proportsionaalsus ei ole alati asjakohane. Et selline on siis meie see töölepingu lõppemise maastik. Loodan, et tänasest info 2 tunnist on teile kasu olnud. Aitäh teile tulemast veel kord ja ma sooviksin teie aplausiga tänada meie teabespetsialist Sigrid Sarve, kellel on homme viimane tööpäev meie juures.